Tere Eegle. Tere Jaan. Tere kuulaja. Tere vaataja. Tere universum. Universum, ja. Ja alustame saatega number 10 saatest nimega Jaan Kruusmaa podcast, mis on tehtud selleks, et mul endal kui ka teistel oleks võimalus õppida, areneda ja ka niisama lõbutseda teiste toredate inimeste toega. Kas see on nagu umbes see, et kui sa nagu vaatad, et kellegiga võiks koos kohvi juua ja siis mõtled, et aga pekki, see läheb ju raisku, et siis juba paneme mikriga tööle? Või veel parem, et kõik ei viitsi kohvile alati tulla. Et kui ma ütlen, et tule podcasti, siis enamus on selle peale suure käega valmis tulema. Kuule, see on jumala nagu häkk ja kui uusi tutvuseid tahad saada, siis kutsu podcasti. Tee enda podcast. Ja nüüd on veel nii absurdseks läinud, et ma pean podcasti veel kodus, mis on siis nagu eriti hea ettekääne veel nagu, et selle inimesega, mõnes mõttes, et veel ägedamaks sinu kodus, eks ju, aga et oma keskkonnas teha, et miks me peaksime ronima kuskile konteinrisse või maa alla stuudios, mõtlen siin vanu stuudiot, kus ma olen olnud, eks ju. Mis tegelikult on ka mõnes mõttes tore, et neutraalne pind, eks ju. Aga siin me oleme. Ma täiega kadestan sind, sest et ma tunnen, et inimesed, kes teevad podcasti, neil on võimalus suhteliselt kergesti luua endale sotsiaalne seltskond, keda sa vähemasti oled ühe korra. Ikkagi ma ütleks, et kui sul tund-poolteist räägid, siis tekib ikkagi nagu väga äge sügavus sinna. Ja sul tekib nii kvaliteetne tutvusringkond läbi selle. Ja täiega nagu ma olen nii happy ja üldse pole kade, ehk siis vastupidi. Või siis mõlemat. Kus on Egle Raadik podcast? Äkki tuleb kunagi ja kui ta tuleb, kusjuures ma olen isegi mõelnud selle peale, ma asun õppima professionaalset coachingut kohe varsti. Ja mul on toimunud pikka aega, ma olen olnud ettevõtluses ju 500 miljonit aastat ja siukene, mul on paras nagu Lego konstruktor, et kogu aeg panen ennast kokku, vaatan, et vau, vägev mudel ja siis vaatan, võtaks lahti, paneks uuesti ja kogu selle protsessi käigus ma olen jõudnud nagu sinna kohta, et kui ma kunagi midagi teeksin, mis on veel laiema pinnaga. Praegu ma olen ju globaalselt toimetan koos tiimiga, et see ei ole ainult mina, et sükest egotrippi siin kindlasti ei ole. Aga meie Amazoni kliendid on globaalsed. Et siis ma võib-olla tahaksin avada... Tahad mind rohkem näha? Ma tahaksin äkki avada, kui ma teeks kunagi podcasti, siis ma ilmselt teeksin inimestega, kes on elus teinud väga suuri läbimurdeid. Ja see ei tähenda, et et sul on palju raha pangakontol. Võib-olla sa oled, ma ei tea, lapsevanemana teinud tohutu läbimurde, kus sa oled tulnud väga tumedast kohast. Võib-olla sul on 15 last, see on tohutu läbimurre, et ellu jääda kõigest selles, eks ju. Võib-olla sa oled, nagu me enne podcasti natuke jutustasime, võib-olla sa oled mingi keevitaja ja nüüd tahad olla mingisugune, ma ei tea, mahekana pidaja, eks ju. Et mingi läbimurre, mis ei ole üldse loogiline ja... olles ise süke paras nagu Lego komplekt, mida kogu aeg ümber ehitada, siis ma nagu näen, et tegelikult tõeline väärtus tulebki sellest, et me ei ole loogilised, me ei ole ette ennustatavad. Ja kui me julgeme olla ebaloogilised oma elus, oma valikutega, ma ütleks, et see on nagu kvaliteedimärk meile, kui nagu perekond, elukaaslane, sõbrad, kui sa saad nendega kokku ja sa ütled midagi, mis paneb neid kulmusid kergitama või nagu oh my god, mis su peas on? Miks sa nii otsustad? Nagu see ei make üldse sensi praegu. Võt see on kvaliteedimärk. Sest siis asjad nagu, siis sa ei sõida Matrixi programmiga, vaid siis sa tegelikult rikud neid programme ja sa oled nagu tegelik see, miks sa siia maailma oled tulnud. See on päris scary, see on päris nagu, ütleme nii, et see on kõhe. Sest sa ei tea ju, mis homne päev otseselt võib tuua. Ja see koht, kui sõbrad nagu vaatavad suurte silmadega nagu tõllarattad sulle otsa, et oh my god, mida sa mõtled nagu inimene, et kõik on ju hästi, miks sa praegu pead hakkama asju muutma. Nendel on imelik, aga sul on veel rohkem imelikum, sest sa ei oska nende küsimustele ka vastata.
kas see iseloomustab praegult sinu olukorda, kus sa oled ühe justkui, noh, et niimoodi väljapoole kuvatuna sa oled minu jaoks kuvandiga edukas ettevõtja, finantsiliselt heal järjel. Ja nüüd järsku, siis ma saan õigest aru, et sa tegelikult tahad midagi täitsa uut teha nüüd. Ma endiselt väga hea meelega teen Amazoni edasi ja minu tiim teab, et ma olen kogu aeg nendega. Ma samas tunnen paralleelselt, et midagi uut tahab läbi minu uuesti tulla ja see on olnud päris siukene, ütleme, et hakklihamasin. Mu sõbrad teavad, mu lähedased teavad, et viimased 1 aasta, 1,5 ma olen käinud sõprade ringis ja ma olen kogu aeg olnud sellise pilguga, et teate, ma ei tea, mul on siuke tunne, et ma olen kuskil mul on nagu näpud sahtli vahel, et nagu midagi on, mingi surve on kuskil. Ja ma ei tea, kuidas avada ennast sellele uuele. Nagu mulle keegi ei ütle, et hei, siin on need 5 sammu, nagu kõik nagu see, mis on tehtud, see on äge ja ma täiega hea meelega teen, sest ma ju koolitan ettevõtjaid, meil on rahvusvahelised 2 ettevõtet, mis loovad tooteid Amazoni klientide jaoks. Et kuidas nagu selle kõige kõrvalt, mis on kõik tegelikult väga hästi, kuidas selle kõrvalt nagu üldse leppida sellega, et midagi muud võiks olla veel, midagi, mida ma üldse ei tea ja päriselt ei tea. Ja kuidas nagu üldse lubada see, ja mis on nõutav selleks, et see uus saaks tulla ülesse. Ja ma mõnes mõttes märkan ka, et kui ma midagi 5 aastat teen, siis see on väga pikalt tehtud. Ma millegi pärast olen saadetud siia maailma nagu suhteliselt ebapüsivana. Olla raamatupidaja 15 aastat järjest oleks minu jaoks puhas enesetapp ja ma nagu täiega vajan inimesi, kes on raamatupidajad 15 aastat järjest minu kõrval, sest ma ei suudaks seda nagu iial. Aga mõnes mõttes, kui sa oled tulnud sellisesse nagu looja rolli, mitte süsteemide hoidmise rolli, siis looja rolliga käib kaasas kogu aeg selline ebamugavus. Kogu aeg on midagi kuskil pigistab, sest nagu universum pigistab sinu kaudu midagi välja. Ja sellepärast ilmselt mind kõnetabki see, et kui ma kunagi podcasti teeksin, siis ma tahaksin teada, kuidas näiteks sind, mis on sinu kõige suurem koht, mida elu on pigistanud, nagu nii suur koht, mida sa oled pigistanud ja mida sa läbi selle oled loonud? Esimene asi, mis tuleb pähe on kohe naised. Naised, suhted nagu, oh my god, jaa. Oh my god, jaa, see on nagu see koht, kus kõik meie lapsepõlvetraumad tulevad lärtsti laua peale, keegi pole planeerinud. Ma ise ammu üldse nagu tahan mingi vaiba alla lükata, on ju, mingi ema teemad, isa teemad. Me oleme kõik kasvanud ju generatsioonina, kus armastust on vähe olnud saada. Me kõik tahame tõestada ennast kas emale, isale või ma ei tea, onule, tädile on ju, vanemale, vennale, õele. Ja siis tuleme nagu selliste katkiste programmidega natukene, aga ma üldsegi ei võtaks seda ohvri rolli vaid tegelikult on meeletu loomise koht. Nii kui me aru, kas või nagu see koht, et kui sa tunned elus, et kuskil midagi on halvasti, kas suhe on halvasti, töö on juba muutunud veits üksluiseks, ma ei tea, lapsed kogu aeg istuvad kaelas ja ei lase sul elada. See on ju täpselt see, mida elu praegu tahab, et sa looksid teistmoodi ja läheksid edasi. Kõik kohad, mis pigistavad, on kingitused meie elus. Ja kui nendesse niimoodi vaadata, kas või see, et naised nagu kägistavad, aga mis peaks juhtuma, et nad ei kägistaks? Mis peaks juhtuma, et suhe ei vaja iganädalast teraapiat, et ma lähen partneriga kokku ja minu sobivus on nii suur, et me teeme tööd küll, aga me fannime palju rohkem, kui me teeme tööd. Ehk siis me voolame koos nagu nii kergesti. Ja ma ütleks, et meie vanemad ei ole siin üldse võimelised meile nõud andma sellepärast, et nemad läksid paari suhtesse ja mulle meeldib su näolaps, on nagu enam-vähem nagu okei maailmavaade, paneme leivad ühte kappi. Teeme lapsi, saame toetusi. See on justkui see, mis vanasti talukultuur, eks ju, kui naine on laste saamisvõimeline, mehel on talu, see sisuliselt oli paari minekuks ainult 2 kriteeriumi, eks ju, 1 kriteerium naisel, 1 kriteerium mehel, sa isegi ei pidanud füüsiliselt meeldime üksteisele. Ja tänapäeval nagu, ma ei tea, oskad sa öelda seda numbrit, kui palju kriteeriumeid me paneme üksteisele, et olla õnnelikus suhtes. Ma ei tea seda numbrit, aga see on mingi tead ikka nagu kosmiline number. Praeguses suhtes ma ei ole pannud, aga eelmises suhtes ma mäletan küll, oli hästi palju nagu eeldusi ja tingimusi nagu. Vau. Aga praegu ja kuhu see sind viis, kui sul oli palju eelduseid ja tingimusi? Ebakindluseni.
Kas sina panid talle või tema pani sulle? No pigem ma ise panin endale tema poolt pandud. Sa nagu tõmbasid õhust, mida ta võib-olla ei öelnudki sulle. Ütles ka. Ja siis vaata, proovid olla selle järgi. Aga mitte enda järgi. See nagu mineviku, aga tänases suhtes tuleb väga head meelde tuletasid, on põhiline asi, mis ma pean endale ja meelde võtma vabadus. Et lasen teisel olla vaba ja olen ka ise vabalt. See on nii ilus koht, kus olla. Täiega. Sõnadega on hästi lihtne see välja. Vahepeal on päris raske. Jaa, sest siis tuleb ju see sinna sisse, et kui tahan näiteks üksi reisile minna, aga võib-olla ma tahan 6 aega olla üksi reisil. Ja mida mu partner selle peale peaks ütlema, et aga kui mu partner, mina ise olen niisugune kaisukiisu nagu ilgelt, et ma mõtlen, et kui minu partner, ma ei ole praegu küll partnerlussuhtes, aga kui minu partner ütleks, et hei Egle, sinuga on täiega fun, aga ma nüüd olen siin mingi Mehhikos mingi, ma ei tea, 50 päeva. Ma lihtsalt tunnen, et mul on vaja teha hingeotsinguid ja võib-olla ma tahan lihtsalt mingi uute inimestega suhelda ja niimoodi, et vaata see vabadus, millest sina räägid, see tuleb praktikas nagu kõige rohkem välja, et kas me suudame seda teha ja mitte ja minu meelest on siin nagu hästi oluline koht ka see, et kui mu partner lähebki 50 päevaks Mehhikosse ja siis ütleb, et hei, ma tahan olla 100 päeva veel, on ju. Aga kui ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu partnerlussuhtele orienteeritud, et kas minul on see okei või ei ole. Ja ma ei pea olema ka nii vaba, et mul läheb nii lappesse ära, et ma lepin absoluutselt kõigega. Aga siin tulebki minu meelest see julgus mängu tänapäeval, et me ei pea olema esimese ettejuhtuva inimesega suhtes ja me võime vahetada suhtepartnereid võimalikult palju, aga ma ei tea, kuidas sinuga lood on, aga ma ikkagi olen selline hästi roosade prillidega monogaamia usku inimene, et mina ei usu, et kui ma olen 3 mehega korraga suhtes, et ma suudan seda sügavust seal tekitada, et ma oleks pigem serial monogamist, ingliskeelne väljend, ehk siis seriaal monogaam. See on nagu, kõlab nagu Netflixi saade, aga võib-olla ongi. Suhted ongi Netflixi seriaal. See suhted on veel retsimad kui mingi seriaalid, eks. Oota nüüd, ma ei tea, kui sa võtad mingi Kardashian vist tõmmati Netflixist välja või midagi, aga kui sa võtad tegelikult nende nagu, vaata, mida neid pannakse sinna tegema. Mul on päris kindel, et produtsendid, kui sa mõtled nagu selle koha pealt, et universum on sinu produtsent, et annab sulle mingisuguse hapu olukorra, nagu, aga võtaks siis selle kutse vastu, et okei, fine, teemegi täpselt nii, et kui minu elu on nagu see tõsielu seriaal ja sealt peaks tulema midagi tõsiselt ägedat välja ja minu produtsent ehk universum ütleb mulle, et nüüd on täiesti mu piiride kehtestamise koht või nüüd on täiesti see koht, kus ma peaks rääkima asjadest, millest ma mitte kunagi varem pole rääkinud. Ema, isa pole mulle isegi sõnavara kaasa andnud, ma pole isegi ühtegi raamatut lugenud selle kohta, aga ma täiega tunnen, et ma pean sellest rääkima. Nagu, aga siis tulebki äge seriaal. Kui ma lähen nagu sinna, lähen nagu teadmatusse, nagu pea ees sisse ja vaatan, mis saab, aga ma ei lähe kunagi lammutama. Nagu ma olen alati südamega, ma olen ise endaga alati kontaktis. Ja ma tean, mul on nagu, mina olen hästi pikas suhtes olnud ja me oleme ka nagu hästi sügavaid kohti, ilusaid sügavaid kohti loonud ja nad on alati tulnud läbi selle ja ma alati oma ekspartnerile ütlesin ka, et hei, kui ma nutan, siis nagu sa tead, et see on üks koht, kus mul ei ole mitte ühtegi kaitset peal, mul ei ole mitte ühtegi lugu. See on tegelikult see, mis minu südamest välja tuleb ja sa saad mind usaldada. Need sõnad, mida ma samal ajal ütlen, kui mul pisarad voolavad, need on 100% tõde, sest see ei ole mitte ühtegi filtrit vahel. Ja need on hästi ilusad kohad. Ja ma ei tea, kas mehed teevad seda või mitte, ilmselt väga palju ei tee. Aga naiste puhul mehed saavad kindlasti usaldada seda, et me oleme südamega nii kontaktis, et lihtsalt pisarad hakkavad voolama. Ja need sõnad on nagu, seal nad on nii ilusad, roosad, pehmed, tõde. Ei saa minna rohkem nagu ilusamasse kohta minu meelest. Millal sina viimati nutsid? Ma arvan siis, kui korralikult nutsin, kui kasuisa ära suri, siis kasuvanaema suri, siis ei nutun nii palju. Paar pisarat tuli ikka. Juba kaugem. Surm on mind rivist välja suutnud ja surm ja võib-olla siis mul on niimoodi, et ma tavaliselt pisaratsin jõuan, ma enne, nagu sa ütlesid lammutamise kohta, et ma lähen enne vihaseks. Mu sütik on nii lühike, et kurbusest lähen kiiresti edasi viha peale. Nagu. Siis ma hakkan tavaliselt lammutama. Või... Kui sa kõrvalt seda vaatad, mis tunde see tekitab sulle?
no väga väsitav. Väga väsitav nagu. See tarbib nagu sind. Vihaenergia on nagu, kui ma käisin mingis konstellatsioonis, seal öeldi, et ma peaks just nagu õppima seda vihaenergiat nagu, et mitte vältima seda. Ma pool elu vältinud seda. Peale kooli ajal ma ei osanud vältida, siis ma kogu aeg kaklesin. Siis sai kool läbi, käisin sõjaväes, sain enesekindluse teadlikkusen, siis kadus ära kaklus, aga sellega ka kadus viimanegi vihaväljendus. Et kogu aeg ei pole midagi, see on okei, ma nagu kaastunne. Kas see ei ole see, mis on juhtunud tegelikult meie generatsioonis natukene, et me oleme justkui õppinud seda rahulikku, et jaa, ma aktsepteerin, ma võtan vastu, ma ei lähe närvi ema peale, ma ei lähe närvi isa peale, ma ei lähe närvi oma sõprade peale ja siis tegelikult sõetakse meie piiridest suhteliselt jõhkralt mõnikord üle. Ja siis me istume nagu mingisugune Buda munke, eks ju, endal mingi täiega süsteemis on mingi tohutu error ja nagu, aga ma ei tohiks ju vihaseks minna. Ja siis on nagu silmad tulevad peast välja nagu selle auruga. Kuidas sa sellest kohast läbi saad? Ma ei tea veel, ma praegu õpin. Emaga siin vaikselt katsetan, Mariaga katsetan vaikselt. Jaa, ma võin täiega nagu oma kogemust hiljem jagada, aga minu koht nagu, ma olen eluaeg olnud viieline suht ja siuke nagu nice girl, tubli tüdruk. No see on olnud minu viis, kuidas ellu jääda. No, sest mul isa oli siukene ka seriaalettevõtja, tema elu oli siis ettevõtluse seriaal ja ema oli elukoht selline arst, et mul ei olnud seda armastuse kohta nagu nii palju ja selleks, et üldse nagu saada pildile, siis nagu tüliga väga nagu ei saanud või nagu enese kehtestamisega väga ei saanud pildile, et ma sain ikka pildile niimoodi, et kui kõik on hästi ja ma enda koha pealt on avastanud, et see on ikka visanud, ütleme nii, et see viskab nagu torutumbe ikka konkreetselt on ju. Et kui sa oled toru, siis nagu, et mis see torusiil siis on, et ma oma torud puhtaks saan. Sest kui mu torud on umbes, mul energia ju ei voola, mina ise ei voola läbi oma torude, mul on seal mingisugune pusa, mingi jakk nagu, me kõik oleme ju teinud seda duši värki seal lahti ja siis nagu sa ei taha seda sealt välja võtta, sest see on nagu nii rõve. Just kõige konkreetsemaid torupuhastuse episoode minu elus on pime tuba. Ja siis ma saan aru, et ma olen vihane inimene. Oh my god! Ja saad aru, ma olin nii vihane inimene, et ma nagu pimeda toa kogemus on ju see, et sul on 7 päeva ja sa oled maa all ja sul ei ole mitte ühtegi heli. Ainuke asi, kus sa saad aru, kas loomulikult sul ei ole valgust, eks ju. Ma sain siis aru, et kuidas sünteetikaga sädemeid luua. Et kui ma teen teepaki paberist lahti, siis sealt tulevad sädemed. Sest su silmad on juba nii tundlikud, eks ju. Et sul on VG ja WC ja siis põrandaküttega tuba ja kõik on. Ja lähed sinna 2 Selveri kotiga, siis sa pead 7 päeva hakkama saama. Ja siis tuled välja siis loodetavasti uue inimesena. Ja ma läksin sinna ja nii kui mul see uks kinni pandi. No siis on nagu kartulikelder on ja lihtsalt on ära mööbeldatud, eks magada saad. Ja nii kui nagu uks läheb kinni, siis nagu, mida helli ma siin teen? Kõik hakkab tulema ja siis ma saan aru, ma olen vihane ema peale, ma olen vihane elukaaslase peale, ma olen vihane selle olukorra peale, et ma ise ei ole otsuseid vastu võtnud elus, et ma olen mänginud mingisugust porivaipa nagu, et tulge ja puhastage, aga peaasi, et teil on hästi. Ja kuna seal ei ole kedagi, siis sa saad oma torudest nagu raputada, hingata, karjuda, ümiseda, kriiksuda, liigutada. Sa saad kõike teha, mitte keegi ei vaata. No kujuta ette, kuidas sa teeksid kortermajas seda. Ma arvan, et sul oleks mingi 15 minuti pärast oleks mingi politsei ukse taga, et kuulge, kas teil on kõik hästi või mis ainet te tarvitate. Ja seal ma mingi 3 päeva nagu lasin lihtsalt nagu torusiiliga süsteemi läbi ja ma olin nii läbi, ma ei maganud. Ja ma suutsin 3 päeva olla pimedas toas, nagu inimesed, kes 7 päeva suudavad olla, ma arvan, nagu nad on nagu oluliselt rohkem, nagu nad on nagu level 5 inimesed võrreldes minuga, kes ma olin eelmisel aastal 1. jaanuaril läksin sinna. 1. jaanuaril. See aasta aega tagasi. Aasta aega tagasi. Ja ma mõtlesin, vau, mul on ikka inimesena päris suur tee käia, kui ma ise endaga suudan 3 päeva olla. Aga ma teadsin ka, et ma ei läinud sinna tiksuma, ma läksingi vaatama, et kus see torusil on, mis on nõutav.
mis tunded mul tekivad ja hästi huvitav oli see, et ma ei kogenud väga, et üle 5-7 tunde järjest meie süsteemist tahab läbi voolata. Esialgu tekib, pannakse luuk kinni, tekib tohutu üksindus. Oh my god, miks ma siin üksinda olen? Ma võiks ju samamoodi oma sõpradele muret kurta, ma võiks oma tundeid väljendada, ma ei tea, kirjutades on ju, või ma vahepeal salvestan iseennast. Et ma on nii palju rohkem, ma võiks teraapiasse minna, miks ma panen ennast niimoodi kinni ja siis tuleb pettumus iseendas, et ma ei tee õigeid valikuid, siis tuleb ebakindlus, et kas ma ei tee endale haiget või liiga, kui ma siin iseendaga niimoodi olen kogu selle prügiga, mis mu torudes on ja äkki see prügi teeb mulle hoopis liiga ja ma lammutan ennast. Siis tekib mingi vana viha tekib ülesse, mis on jäänud lahendamata elukaaslasega. Siis tekib mingisugune iseendaga seotud täielik klomp, et inimesena, kas ma ikkagi teen õiget asja siin elus? Nagu ma ei taha teha niimoodi, et mul on nagu silmaklapid peas ja ma olen 99 või meie eluiga, ma ei tea, palju seda arvatakse. Ja ma vaatan tagasi ja ma kahetsen. Ja see oleks minu meelest kõige hullem asi, kui sa vaatad tagasi, et tegelikult sa kahetsed. Ja kahetsema ei pea õppetunde, vaid kahetsema peab seda, et ma ei läinud ja ma ei proovinud ja ma ei löönud oma varvast ära vastu neid kive, et ma pigem tahan, et ma löön 518 korda oma varbaid ära ja sealt tekib see värv ja sealt tekib emotsioon ja sealt tekib nagu muster ja nagu, sealt tekib nagu äge asi mu ellu. Aga kui mu elu on nagu vati sees olnud selline, ma ei tea, see on nagu välja tõmmatud ammas on ja et sus pole nagu kasu kellelegi, sest oled kogu aeg nagu oled küll, aga mis sa siis nagu lõid läbi nagu koha on ja. Ja kõik siuksed asjad tulevad üles ja igal emotsioonil on oma väljendusviis, kas sa tahad nagu vaikuses olla ja lihtsalt nagu võtad lihtsalt läbi selle energia või siis mul oli hästi tugevalt, ma tundsin, kuidas erinevates tšakrates mõnda asja ma tahtsin nagu häälida välja täiesti kõhust, teist kohta ma tahtsin kurgukromp tekkis mul hästi tugevasti seal, eks ju, et kurgutšakra läks krampi, ehk siis väljendamata asjad tekkisid hästi palju ülesse. Ja siis oli justkui nagu, et oh my god, ma ei saa peaaegu üldse rääkida, mul on nii tugevad pinged siin. Ja siis tekib südamesse mingi hull valu. Ja siis nagu vaatab, mis on nõutav, mis vibratsioon, mis tunne, mis liigutamine on nõutav, et ma olen kontaktis selle kohaga. Ja kui ma seda olin 3 päeva teinud, ma olin nagu mul lihtsalt, ma arvan, ma kulutasin mingi 5000 kalorit päevas lihtsalt olemise peale. Ma olin nii läbi, et keegi oleks võinud mind laibakotiga sealt välja vedada, aga ma kuidagi suutsin selle luugi ise lahti teha ja läksin välja ja siis oli nagu minu kõige värvikam torupuhastumise kogemus. Kas läheksid teist korda veel? Ma ei tea. Või kas soovitaksid teistele ka? Ma ei saa soovitada. Seda inimene peab tundma kutset. Minu meelest on see üks kõige värvikamaid kohti, kus kohtuda iseendaga. Ja kui sa ei ole selleks valmis, siis nagu miks sa peaks minema? See ei ole kellegi soovitada sulle, see on sinu enda nagu kutse. Ei ole vaja minna sorkima midagi, milleks sa valmis ei ole. Ja samal kui sa oled valmis, siis see on nagu raketikütus. Kas su mootor peab vastu? Kas sa oled valmis nagu selleks? Ja mõnikord ei ole vaja teada, kas mootor peab vastu või mitte, sest tegelikult peab vastu. Tegelikult ei ole küsimust. Jah, see on kuidagi saatnud mind hästi palju igal pool. Just nagu nendes kohtades, kus see Lego mudel on vaja lahti võtta, uuesti kokku panna, et need on hästi tugevalt need kohad, et ma ei tea, kas ma saan hakkama, ma ei tea, mis tuleb. Naisena, eks ju. Human Designis, ma ei tea, palju kuulajad vaatajad teavad Human Designi, aga mina olen projektor, ehk siis veidikene vähemuses inimkonna seas. Aga kasvatatakse meid kõiki selliste tohutute tegijate, et sul on 10 asja päevas, mis vajavad tegemist, et kui need on tehtud, siis on päev korda läinud, eks ju. See tuleb, eks ju, töö generatsioonidest ellujäämisest, et meil on vaja ju põldu künda ja loomad ära talitada, et üldse me ellu saaksime jääda. Et minulaadseid projektoreid tegelikult ei ole maailmas väga palju varasemalt olnudki, sest ei ole olnud ruumi selle jaoks, tööd on olnud vaja nii palju teha. Aga mida ma täna õpin laskma ellu läbi iseenda, on see, et ainult puhas töö, lihtsalt töö tagumine, see ei pruugi ja ei vii inimesi täielikku rahulolusse. Ma tean, et ma saan luua uusi asju siia maailma, aga need uued asjad on nagu sellised minisünnitused kogu aeg. See raseduse periood on selline nagu veits, et ma ei mahu ära, ma ei tea, kus ma olen, ma ei ole päris see, kes ma varem olin.
ja see sünnitus on see, et ikkagi egost mingid kohad lähevad täiesti kriips peale. Tuleb selle asemele päris keeruline on tegija inimesena lasta usaldust ja mitte midagi tegemist asemele, sest see tundub täielik surm. Sest tegemine on tõestanud ennast ära mingisuguse tulemusega ja kui sa selle asemele lubad usalduse olemise ja see, et ma selles valges lehes ma saan uue info universumilt, ma ei saa uut infot raamatust või nõustajalt või coachilt, ma tegelikult ei saa, ükski coach ei ütle sulle, mida teha. Kõik küsivad sinu käest küsimusi. Siis see koht on, ma ütleks, meie generatsioonil on esimene võimalus üldse avastada neid kohti oma elus. Meie vanemad ei saanud võimalust seda üldse puudutada. Väga-väga vähesed inimesed said võimaluse seda puudutada. Ma ise mõtlen, et sul on ju 3 last, eks ju? Mis väga palju... Mina üldse sain eelmisest kõnest teada, et sul nii palju lapsi on. Siis ma veits imestangi, et kuidas sa jaksad ja jõuad nagu... Ma väga sageli ei jaksa ega jõua. Aga mõnes mõttes on see nagu, kui sul on ressursipuudus, ettevõtjana tegelikult meil on alati ressursipuudus. Meil ettevõtja alguses ei ole sul raha, sul ei ole aega ja sul ei ole nii-öelda seda turvapatti ja enamikul meist, meie vanematel ei ole tehastega kontakte, ei ole mingisuguseid ägedaid tasuta, eks ju, siukseid sugulasi, kes võiksid sulle, ma ei tea, aidata nagu kiiresti edasi, et meil alati on ressursipuudus. Eestis minust eriti nagu, et kui tuuakse võrdlus, et USAs et USAs sama asi, mis korraldatakse Eestis, on 10 korda rohkem inimesi alati kaasatud. Et üks eestlane suudab väga palju tööd teha. Fenomenaalselt nutikad oleme selle pärast. Ja minu meelest eestlaste loodud asjad on ka fenomenaalselt hästi nagu a la meil 3-tärni hotell on võrreldes Soojariigi 3 hotelliga on 5-tärni hotell. Me ju teame, et kui me läheme kuskile Lõuna-Euroopasse või Aafrikasse, et siis me neid tärne peame ikkagi -2 on ja võtma, et me üldse saaks nagu Eesti tasemel midagi teha. Aga mulle väga tegelikult meeldib ressursipuuduse olukord, mitte et see ebamugavus oleks midagi, mis peab olema iga päev sinuga, aga iga kord, kui on ressursipuudus, kas või lapsevanemana, mul ei ole aega. Ja nad tahavad ju nii palju oma elukesi jagada. Nad tahavad toetust nii palju, nad tahavad. Tekib siuke tunne, et sul on 3 telekat korraga lahti ja siis igalt poolt tuleb aktuaalne kaamera ja kõik on nagu oluline, kõik peaks kohale jõudma ja siis ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Või siis on see, et kui on 3 šimpansit, eks ju, kellel igal pool on sokid, alukad, kõik on segamini igal pool, kraanikausis on mingi Lego klotsid, on ja. Et siis tekib see ressursipuudus, et ma ei suuda nagu hoida seda maja üksi üleval, seda nii-öelda perekonda. Ja täna olles üksikema rollis on see ressursipuudus nagu veel kontrastsem olnud ja mida head on see loonud, on see, et ma saan inimesena aru, et minu asi ei ole seda püsti hoida. Nad ei ole 2-aastased, nad on tegelikult juba väga suured. Mu kõige vanem laps on 16. Ja minul kui naisel on täielik luba ja õigus juba toetuda nii suure lapse peale. Kui me läheme 200 aastat ainult ajalugu tagasi, 16-aastane ta võis vabalt juba üksi talu pidada. Siin ei olnud küsimust. Ja siis me täna talu ja naine juba lapsi saada. See, et 14-aastane tüdruk sai talu ajal juba lapsi, see ei olnud mingi uudis, mida kroonika esikaant on ja pole olemas siukest asja. Ja tänapäeval me pistame oma 16-aastast ratastooli, ütleme, et oi, beebikene, sa oled veel nii väike, et las ma ikka aitan ja tahad sa ikka seda moosi või seda moosi või mis me ikka õhtuks sööme, et ütle, mis sulle meeldib. Ma ütleks, et mul on nagu see ressursipuudus pannud olukorda, kus ma ütlen 16-aastasele, et mine Selverisse, mõtle välja, mis sa süüa tahad, ütle mulle, palju sul raha vaja on, too mulle tšekk. Ma kannan sulle raha, aga too mulle tšekka, et see ei ole nagu, et ostab hakkliha, makaroni ja bolognese kastet ja siis kõrvale 5 pakki krõpsu. Et krõpsu tahad, fine, tee raha, teeni. Et see majakene on kuidagi püsti pandud mulle eks-kaasaga niimoodi, et on teatud tasuliste tööde nimekiri, a la autosalongi puhastus, 7 eurot. Just 11-aastane eile õhtul tundis 10.30, et tal on ilgelt vähe raha teenida ja läks tolmuimejaga enne 11 öösel läks autot koristama ja täiega tegi ära ka.
et on teatud tasuliste tööde nimekiri ja siis on teatud tööd, mis on iseenesest mõistetavad ja kui sa ei ole suuteline neid asju ära tegema, nagu prügi, nagu toidu tegemine, nagu nõud, nagu lille kastmine, nagu sokkide sorteerimine, nagu pesu pesemine. Ja kui need on tegemata, siis sorry noormees, sinu elus läheb privileeg. Family link on tohutu sõimusõna noorte seas. Mis see tähendab? See paneb piirangud peale äppidele. Okay. Ja family link läheb kinni. Kuidas sa saad nagu eeldada, et siin elus on sul ainult privileegid, kui sina ei kanna välja inimesena? Sa pead välja kandma inimesena. Huvitav, mul on selles osas hästi suur konflikt. Ma lihtsalt kasutan võimalust, et mulle täiega meeldib see tasuliste tööde nimekiri, et mõnes mõttes nagu normaalne. Aga mulle enda sees võib-olla see, et mul hästi raske on see, et kõik justkui käiski nagu kõik. Et kui sa teed seda, siis sa saad seda. Ja siis see mul tekitanud selle vastupidise efekti. Kauplemine nagu. Et ma ei viitsi enam, et keegi hakkab muga tingima, siis ma nagu, ma teen, mis ma tahan nagu. Et no siuke teistmoodi võib-olla jonnakus siis, eks. Et anna nõu, kuidas saada. No ma ei tea, kas see on sinuga, et inimesed hakkavad ütlema, et hei, et vorsti vastu sulle ei sobi, et sul on vaja seda kõrgemat kutset rohkem sisse tuua või? No, et see mulle niisama ei meeldi, et nagu tee ära, siis saab midagi see, aga et ma teeks niikuinii selle ära, sest see on õige asi, mida teha, eks ju. Aga kui keegi paneb sinna mingi ultimaatumi sisse, siis ma nagu... Tead, ma ütlen, et mingi vanuseni nendel pisikestel tüüpidel on elu ultimaatumid vaja, et nad õpiksid piiridest aru saama. Mis on elureeglid? Kui me laseme nad teisest eluaastast vabalt jooksma, siis üpris suur kaos tekib, et ikkagi lapsed turvatunde jaoks vajavad vanemate poolt seotud piire päris konkreetselt. Ja kui nad õpivad nende piiride raames toime tulemas, õpetab neile distsipliini, märkamist, ärategemist, pingutamist, mis on tegelikult edu kõige suuremad alustalad, et ma pingutan, isegi kui mulle ei meeldi, ma pingutan. Ja ma saan hüved elus tegelikult täiskasvanuna ka ainult siis, kui ma pingutan ja kõik ei tule niimoodi, et teen nipsu, eks ju. No mis on juhtunud, eks ju, me ju näeme kõrvalt väga rikaste inimeste lastega, et neil ei ole elus mõtet. Neil on ainuke põgenemisviis just kui mõttetust elust on narkootikumid. See on see koht, kus mul ei ole vaja pingutada. Räägid Rocca al Mare koolist. Ma ei tea sellest mitte midagi. Pigem olles Ameerikas elanud mõned aastad, siis olles ise olnud ka lapsehoidja rikastel peredel seal, siis nähes kõrvalt, mis neil tekib hästi suur trots, protest, vastandumine heaolu ühiskonnaga. Kõik see ja see on pigem nagu see, et ma ei ole harjunud, et ma pean kuidagi selle nagu kontrasti oma elusse looma, kui mu vanemad ei õpita mind läbi pingutamise nagu looma elus midagi head ja midagi, mis on minu hüvanguks ja teiste hüvanguks, siis ma loon selle kontrasti kuidagi vastandudes kõigele sellele. Ma hakkan protesteerima, ma tahan kuulata ekstreemseid kõnelejaid, ma tahan lihtsaid sõnumeid, ma tahan, et mul adrenaliin läheb kergesti tööle, et mul on vaja see power ju kuhugi panna. Aga ongi, et kas ma panen selle destruktiivsesse või konstruktiivsesse elusse. Ja lapsena me peame kuidagi selle eelsättumuse me peame ikkagi nagu kuidagi neile ära tegema, et kui me siin neile seda nooti nagu kätte ei anna, siis nad paraku või nad ei pruugi nii-öelda minna sinna destruktiivsesse sättumusse, aga päris suur šanss on, et nad võivad. Sest pole justkui nagu ellu sa jääd näguni, eks ju. Ema, isa mingi saiapätsi jaoks ikka raha annavad, kui sa oled, ma ei tea, 29. Ja ütled, et ma ikka ei saa tööd ja mul ikka ükski eriala ei meeldi ja kuidagi jääd niimoodi ripakile nagu elu mõttes. Loomine ei ole mugav koht, aga hävitamine võib olla nagu selles mõttes suhteliselt pohhuistlik värk. Sama üks päev nägin just siin selle ilmadega Kopli taga on sellised imelikud kohad, kus kuidagi, ma arvan, kas mõni pompsi tagajärjel mingi põllutükk ära põlend, eks ju. Mingi väike koht, nagu kulutuli või kuidas see mõtleda, eks ju. Ja siis peale põlengut alati loodus läheb hästi kiiresti ja ilusti kuidagi lõkkele. Tuhk on nagu väga hea pinnas. Ja siis vaatasin just seda ühesõnaga nüüd nägin, kui ära sulle uuesti lumis nägin, et see koht, mis oli ära põlenud, üli ilus oli versus see, mis oli nagu orgaaniliselt. Pruuniks mädanenud. Jah, umbes.
et see on hästi huvitav nagu, et alati ei ole see hävitamine võib-olla siis tukse kõlla võib-olla. No ta ei ole halb selles mõttes, et isegi kui sa mõtled inimeste peale, kes on eluaeg olnud depressioonis, see ei ole elu raiskamine. Sest et kui sa oled eluaegse ravimatu depressioonis inimesega lähedaselt koos, no ma olen seda oma pereringkonnas, eks ju, pikalt kogenud, et väga lihtne on võtta nagu jälle ohvriroll sisse, et oh my god, ta nagu ei aidanud mind lapsena või et ma vajasin hoopis teistsugust rollimudelit, eks ju. Aga samal ajal on tohutu kingitus, sest kui ma näen, et minu lähedane ei otsusta enda eest ja ta tahab, et väljaspoolt tulevad lahendused ja kui õnnetuks see tegelikult inimest teeb, siis minu sees aktiveerub see koht, et mis peaks juhtuma, et minuga ei juhtu sama agoonia. Ja see aktivatsioon kõikidele inimestele sellise ravimatu depressiooni lähedas ringkonnas, see aktivatsioon on nii oluline, et meie saaksime luua siin nagu hoopis teist elukogemust, mis ilma selleta võib-olla üldse ei tekiks. Jah, kuskilt see power peab tulema. Kuskilt see kontrast peab tulema. Me paraku nagu ikkagi väga palju arengut on nagu selles, et kas meil pigistab king või meil ei pigista. No kui mul on ikka kogu aeg hea olla, no miks ma pean siis minema õppima, tudeerima, katsetama, vahetama täielikult peatükki oma elus, eks ju. Miks ma pean? Mul see saatega vahepeal see tuleb. Miks ma teen seda? 100 vaatamist või kuulamist, kelle jaoks ma seda teen, et... Minu meelest kõige ilusamad kohad ongi see, et kui me ei otsi seda välist tohutut populaarsust kohe, vaid sa teed nagu sellepärast, et sa tead, et see on õige asi, mida teha. Ja see energiline nagu mull, mis sealt ümber hakkab nagu magnetina tööle. Sa ei tee üldse asju nagu numbrite pärast, vaid sa teed sellepärast, et luua läbi enda. Ja see on see. Mis tegelikult on, ütleme nii, et see on nagu ettevõtlus 2.0, ta ei ole ainult, et ma tahan me kõik teame, kuidas numbrid kätte saada, see YouTube'i lahti how to launch a successful podcast või mis iganes YouTube channel, ehk siis eesti keeli, kuidas luua edukas veebisaade. Meil on olemas kõik need 5 sammu, aga ausalt öeldes see on veits nagu ettevõtlus 1.0, et sa õpid justkui nagu ma tean, et umbes hea saade on nii pikk, külalisel võiks olla see ja see mingi resümee, ma võiks küsida neid ja neid küsimusi, see on kõik see tehniline osa ja mulle tundub, et oma elu sellises esimeses poole, et inimesed nagu peavadki ja õpivadki sellist tehnilist osa päris palju ja see on okei. Aga kui tuleb see teine pool elu, kus sul tehniline osa justkui nagu näpus, et sul on mingi eriala tehtud, sul on mingi karjäärilüke juba tehtud, et sa ei ole päris roheline selles elus, alles siis me oleme valmis nagu selles 2.0 ja ma teen energia nagu loomise, jagamise ja justkui nagu selle koha pealt, et ma ei tea, mis siit välja tuleb, aga tunne on hea. Ja see tunne kannab ja siis see tunne lihtsalt, see on siuke magnet. Ja see on ainuke asi, ja siis on see, et kui sa teed ja siis on magnet ja siis nagu magneetiliselt tekivad mingisugused järgmised võimalused su ellu. Et sa ei pea ju eluaeg podcasti tegema, aga võib-olla sa kohtud kellega sul tekib mingisugune kolmas idee, see sünergia, mis sealt tekib. Ja see on midagi sellist, mida ei ole võimalik sellisesse ameerikalikku äriõpikusse väga kirja panna, sest saate alguses me rääkisime sellest teadmatusest, on ju, see on sisuliselt baseerub täielikul teadmatusel, spontaansusel, usaldamisel, minemisel ja nagu kui sa oled ise endaga kontaktis ja tekivad mingisugused võimalused ja kui tunne on õige, siis lähed ja teedki. Jah, sina oled ju siin. Sina oled siin järelikult midagi hästi, eks ju. Et see on tule. Aitäh, et sa leidsid selle aja 3 lapse ja ettevõtete kõrvalt siia tulla. Ja ma tahtsin just lohutada tegelikult teisi, et ma ei ole mingi muster ema ega midagi, et ma just enne, et ma saaks sinu juurde tulla segamatult olla, et nad ei helistaks mulle non-stop, et umbes, et õde kisub juuksid peast välja või ma ei tea, uputas telefoni vetsupotti. Viisin mängu põrgusse nad, et 11-aastane ütles, et jaa, et ma olen nõus võtma 6 arvutimängu tuppa ja et ma olen nõus õpetama talle seal igasuguseid Robloxi asju ja nagu ma nagu arvan, et see on täiega okei. Me mõnikord pingime ka, eks ju,
Netflixiga või ma ei tea, paneme mingisugune paki küpsiseid sisse, et me oleme ju täiskasvanutena samasugused, et miks me siis oma lastele ei või seda laadi kontrasti lubada. Mina lapsepõlves mäletan küll, et jõulud oli ilgelt äge, et nagu vanaema kinkis 3 pakki kommi, ma võisin süüa nii palju, kui ma tahan ja ma sain selle kogemuse kätte, et tegelikult mulle ei meeldi nii palju kommi süüa, sest keha oli nagu mingisugune pulgakomm pärast seda, eks ju. Ma kleepusin, mul oli paha olla, ma ei saa magama jääda, ma nagu värisesin, mul oli suhkru ületoos, on ju. Et mõnes mõttes ma luban oma laste ellu sellist veits nagu ekstreemsuseid ka. Nagu teadlikult, et vanemad poisid saavad teha kord kuus, kui neil on hindad korras terve mängimist, ööläbi mängivad. Mängi siis, pärast oled siniste silmadega nagu ja vaatad, et mingi kell 2 päeval, et nagu, mis ma teen, on ju. Aga nagu, saab selle kogemuse. Muidu läheb mingi ülikooli ja siis ei jõua loengutele, sest ta esimest korda elus saab teha terve mängimist. Ma enam-vähem tunnen selle ennast päris hästi ära. Et selliseid nagu asju, mida ma hullult tahtsin teha, mida alati salaja tegema nagu. Jaa, ma lapsena unistasin täiega, et ema viis mind alati autoga kooli, ma elasin pisikeses külas ja käisin Olevis, mis oli 5 kilomeetrit on ju, koolis. Ma unistasin ja ema kunagi teinud, ma unistasin, et ema viib mind kooli ukse juurde ja siis peatub ja siis ütleb, Egle, sa ei pea täna kooli minema. No. Lähme hoopis ujuma. Ma olen 1 korra lastele teinud seda, nad olid nagu ema, kas saab mõistuse kaotada? Koolipäev on täna ju, aga fine, lähme. Wow. Jaa, need on ägedad kohad, mis teevad meelde. Ja see 1 päev tegelikult koolisüsteemist välja ei tee mitte midagi. Aga see 1 päev, siuke tegu, eks ju, ja võib terveks eluks meelde. Jaa, mulle tohutult meeldib. Mulle nagu meeldib mu venna nagu suhtumine, et vend on mul nagu hästi lähedane. Üldse mu perekond on hästi lähedane, kuigi me sisuliselt võiks klassifitseeruda üksteise vihkamise nagu kategooriasse veel paar aastat tagasi. Ja nagu inglise keeles on psühholoogias siuke väljend nagu cut off, ehk siis ära lõikamine, et me olime hästi ära lõigatud üksteisest. Aga mu vend on, tema armastuse keel on pisikesed üllatused. Nagu, me käime mingi komöödiat vaatamas või midagi, siis ta kõmbib oma kodu poole, mingi auto, mingi tuuleklaasile on jätnud mulle pisikese mingi notesi või nagu mingi väikse mingi šokolaadi kuskile mingi käekotti poetanud või et nagu üliäge. Nagu kui palju värvi see annab elule juurde, eriti sellise ilmaga on ju. Eestis on ju kogu aeg nii kell ilm. Juulikuus võib-olla päike välja. Ja nagu, kui äge on see, et see ilm, mis meil on õues, ehk siis see väline, see tegelikult ei määra ära meie, mismoodi me tunneme. Et me loome seda nagu sära nii palju ise juurde. Kas või minu venna näitel. Et kui nagu teadlik ja kui äge asi see on. Nagu kui lihtne on elada palil ja olla õnnelik ja miks nad, ja kui sa nagu vaatad, et mida nemad elatiseks teevad ja mida meie siin Eestis teeme, me siin loome TransferWise'i, Skype'i, kõiki siukseid asju on ja palil nad endiselt künnavad oma riisipõldu. Ehk siis see loomise. Ja, et nad on nagu selles mõttes ja me mõlemad ilmselt oleme võib-olla, ütleme nii, et nemad võib-olla võivad õnnelikumad olla, on ju, aga loomise koha pealt. Seal ei ole nagu väga nagu sellist survet nagu luua midagi, siis kogu aeg kõik on hästi. Ja mis sa selle nagu, künnad oma põllu ära ja õues on tore ja ära ma ei sure ja banaan kukub pähe ja nagu pole ju vaja midagi, küttearveid ei ole põhimõtteliselt, magad õues, seal ongi mingi vanaemad magavad kõik õues, nad ei viitsi isegi tuppa minna, on ju. Et siuke, minu meelest ei ole üldse halb Eestis elada, ei ole üldse halb, kui on halb. Halb ei ole tegelikult halb. Ja ma ei tea, miks ma arvan, et on halb. Halb ongi võib-olla, ütleks, et halb on nagu see koht, kui me ei taha vastu. Sina arvad, et on halb? Et see, kui me ütleme, mis iganes asja kohta, et on halb, siis tegelikult see on see koht, kus me ei taha vastutust võtta ja me ei taha luua edasi. Ja siis me tahame nagu pea panna liiva alla. Mida sul viimati halb oli? Mul kogu aeg halb. Mul oli nagu see, ma tulin siia saatesse, mõtlesin, saatsid mulle mingi 78 küsimust ja siis ma tahaks nii väga korraks nagu olla nendega ja siis ma samal ajal mingi parema käega flippisin pannkoke pannil ja tegin lastele siis noorem 6, see pani seal mingit täielikku siukest energiaplahvatust, et hüppas ringi, koer läks hulluks. Siis ma mõtlesin, et vau, mulle üldse ei meeldi minna kuskile saadet tegema, et mu enda selline baasärevus on nii kõrge ja närvis, et ma ei ole üldse saanud nagu maha tulla selle tegemise rongi pealt. Ja eile õhtul, kui ma tegelikult ka andsin nagu ma alati õhtuti korraks mediteerin, ma vaatan aknast välja, mul on üks hästi mugav tool, vaatan, kus autod sõidavad, kuidas meri loksub ja see on hästi rahustav minu jaoks ja panin ka taotluse, et mis iganes peaks juhtuma, et Jaani saade oleks tore.
ja ma sain sellise nagu sellise downloadi või kuidas sa eesti keeles ütled, allalaadimise. Märguande või? Märguande, jah. Et usaldus, et ükskõik mis koht on, see on õige koht. Ja kui tulla nagu võib-olla selle ärevuse koha pealt, aga võib-olla inimesed, kes kuulavad saadet, neil on ka väga sageli see koht, et nii palju on kogu aeg teha. Et justkui nagu iseendaga kontaktis, me kõik tahaks, et meil oleks iseendaga kontakti jaoks rohkem ruumi. Seda ressurssi meil on nagu, eriti kui sul on lapsed ja sul on töö ja võib-olla tahad, ma ei tea, kodu ehitada, karjääri teha, et iseenda jaoks ei ole väga palju ruumi. Aga kas ei ole see võib-olla väga suur ühisosa, mida me saame üksteisega jagada, mis teeb meid lähedasemaks? Kõigil on kiire kogu aeg. Kõigil on kiire. See on nüüd tüüpiline eestlase väljend, et hei, kuidas läheb? Oh my god, nii kiirelt. See on meie nii suur ühisosa ja siis tulles siia saatesse, ma sain aru, et aga miks ma pean seda salgama? See on ju meie ühisosa, et meil on kiire. Me ju senimaani püüame järgi vanale Euroopale, Rootsile, Soomele oma tööga ja töökusega ja me oleme nii kiiresti jõudnud. 30 aastaga me oleme ju väga lähedale jõudnud neile ja väga paljudes asjades ette jõudnud. Ma alati olen väga kuri mingi soomlaste peale või välismaalaste peale, kes tulevad Eestisse ja hakkavad kiruma, et ma ei tea, mis teil siin liikluses toimub, nagu mind ei lasta umbes üle zebra ja mind ei panda tähele, te olete ikka nii närvilised. Ja siis ma nagu mõtlen, et mees, sa oled mingi Norras elanud nagu mingi 45 aastat nagu. Näita mulle viimast aega, kui nagu teid on tulnud tapma, vägistama, kägistama, keegi tahab teie nagu talu maha põletada, tahab, et sa oled mingi päris ori on ju. Sina tegid seda teistele, aga meid on tulnud kogu aeg nagu, meil on kogu aeg siuke alarm, nagu Ants Rootslane nägib 7 generatsioonist geenides, eks ju. Hiirtega vist isegi 9. No jaa, siia võib lõputult minna ja ma olen ise kusjuures saanud väga ägedasti reisida generatsioonide teadmiste vahel ka. Aga kui ma arvan, et enamik inimesi üldse ei saa aru, et meie geenides on väga palju ellujäämist, ärevust. Allhoidlikkust, ettevaatlikkust. Meestel eriti ma mõtlen, et tegelikult kõik mehed on ju kas kubatatud sõjaväkke või alandatud, et nagu Eesti mees, kes on Eesti mees? Jaa. Ja nagu päriselt nagu ja siis me nagu teeme maha seda, aga anname nagu tegelikult Eesti mehele selle nagu toetuse, et hei, meil geenidest meid on tapetud, meid on nagu alla surutud hästi palju, et ära räägi, ära tee, ära arva mitte midagi. Kui sa oled vait ja teed kõvasti tööd, siis sa jääd ellu ja me ei anna üldse endale aru, et meil on geenidesse nii värskelt sees ja me tegelikult elame selliste vaiksete alateadlike programmidega täna ka, aga me lihtsalt ei tea. Ja kuna me ei tea, siis me nagu, vaata, see ei tundu nagu õige. Miks mul ei ole kogu aeg hea olla? Mul on ju praegu ikkagi, ütleme, et Eesti Vabariik on ju 30 aastat olnud täitsa juba tore riik, on ju. Et miks ma endiselt nagu tunnen ärevana, miks ma ikkagi tahan, ma ei tea, uut automarki endale, miks mul on vaja mingisuguseid asju kogu aeg, eks ju, ma olen hästi selles materialistlikus kohas kinni. Ja siis oled nagu õnnetu, rahulolematu. Ja see ei ole üldse sinu süü, see on see, et me ei ole jõudnud vaadata sinna generatsioonide mustritesse sisse üldse. Ma näiteks ise ühel sellisel sisekaemusel, ma teen neid ikka aeg-ajalt päris nagu sügavaid, sain teada ja isegi nutsin ühe meessõbra nagu kaelas hiljem, et miks minuga niimoodi on tehtud, aga see oli umbes see koht, et ma lasin selle kurbuse välja. Sain nagu teada selle, et mina kui naine, mingi sõja ajal naistel ei lubatud olla naine, sest et sõja ajal oli vaja, et sa peidad toitu, et sa oled hästi vaikselt, et keegi ei pane sind tähele, et sa ei räägi kellegiga. Et sinust ei leviks. Mehel on kohe üks rõvedad, et keegi tuleks sind vägistama, tapma. Ja just selle eesmärgiga, et keegi tuleks sind vägistama ja tapma, eriti veel naisena, eks ju, vägistama ka, sest kõik vallutajad, need olid ju ikkagi reeglina mehed, on ju. Ja see oli hästi selline koht, kus naine sellises rõõmsas, loovas, ma ei tea, aasal ringi keksivas tüdrukulikus energias iial ei saanud olla. Ei ole saanud 100 000 aastaid üldse olla, eriti Eesti pinna peal, eks ju. Ja ma sain sellise nagu sisendi, et appikene, et aga minu esivanemad ei ole mul kunagi lubanud olla naised. Ja ma olin nii kuri nende peale. Et mis mõttes sa võtad nagu minult ära selle, kes ma olen. Ja võib-olla sellepärast ma sündisingi siia naisena, et olla naine, sest et minu esivanemad, nad ei saanud olla nagu need, kes nad on, eks ju. Ja ma olin kuri nende peale, aga samal ajal ma sain ligi sellisele alateadlikule düsfunktsioonile. Ja see andis mulle seda funktsiooni või nagu
julgust juurde, et kui ma mõnikord tunnen, et ma peaks rohkem tegema, et ma peaks olema asjalikum, siis ma saan nagu teada, et hei, mõnes mõttes on see nagu vana ellujäämise info, aga täna ei ole aasta 1800. Täna mul ei ole vaja peita ennast ja nagu lihtsalt ellujäämise egiidi all kõike teha. Ja siis ma saan tuletada seda meelde ja ma saan tulla tänapäeva tagasi. Aga see, et meil on geenides kõik see info nagu peidus, see on paratamatus. Et kui meil elus tekib mingisugust vaimset ressurssi mingisugusel hetkel vaadata nendesse teemadesse sisse, see on ainult kingitus. Kui me seda ei tee, seda ei pea tegema, ta aitab võib-olla praeguses kehastuses meil lihtsalt veel rohkem olla meie ise, kui me saame aru, mille ajendil me üldse asju teeme. Me arvame, et see on justkui nagu mina ise, aga tegelikult tuleb välja, et ei, see on mu vanaisa, see on mu vanaema. See on üldse mina ise, see ongi nagu see torude puhastamise värk. Aga samas jälle nad on ka justkui osa, et see on nagu, et kui üldse neid asju ei oleks, siis ma oleks lihtsalt võib-olla... No kuule, sellele, et nemad on olnud sellised, sa üldse saad praegu elus olla. See, et nad on peitnud, et nemad on tapnud, et nemad on lasknud ise ennast kottida näiteks ja keegi pole neid vihadõttu seetõttu maha löönud, et nad on olnud tussialused. Sellepärast meie üldse saamegi elada, nii et see on nagu tohutu tänu neile. Ja nendest tegelikult oli olemas ka see hinge suurus, hinge ilu, nad lihtsalt ei saanud seda väljendada. Ja oma sellistes põlvkondade reisides, mis ma olen teinud, ma olen tegelikult aru saanud, et minu esivanemad tahavad, et mina praegu väljendan ennast sellisena, nagu ma olen, sest et see nende ilu suurus hing on minu sees praegu ka. Ja kui mina luban sellel välja tulla, siis nemad hingena nagu rõõmustavad koos minuga ja ma saan siit nii palju hoogu juurde. Nad vajavad, et ma teen seda. Nad tahavad, et ma teen seda. Et see ei ole ainult mina, ma ei ela ainult enda elu siin praegu. On päris hea point. Egile, kui sa nüüd, aga kui sa oleksid see, et sul on nüüd kõik piirid on sul puhastatud, vabastatud. Oh my God, kas seda saab, ma ei tea, kas seda saab juhtuda. Kas sa tead mõnda inimest, kes on sinnamaani jõudnud? Ma arvan, et meie generatsioon võib-olla on liiga vara, et võib-olla sinna kohta jõuda. Ma ise mõtlen, et inimene jääb inimeseks võib-olla, kuigi ma ise... Tead, kus inimene jääb inimeseks või? Inimene jääb inimeseks selle koha pealt alati, et kogu universum laieneb kogu aeg, me inimesena laieneme kogu aeg ja laienemisega kaasas käib kogu aeg ebamugavus ja kasvamine. Ehk siis sellist igavest rahu ja nagu, et kõik on jumalast hästi. Kui sa laiened ja sa lood midagi uut, kuidas see saab olla niimoodi, et sul üldse pole ebamugav ja sa tead kõik ette ja kõik on nagu täiega fine? Ma küll täna ei tea. Kui see keegi nagu ütleb, et jaa, siin on see valem, no ja sa samal ajal ei ole ainete all, et sa oled ikkagi nagu selles inimkehastuses nende emotsioonidega, mis su kehas on, ja meie keha on treenitud, ma jälle toon selle sisse. Meie keha ei kuulu meile, meie keha kuulub ajaloole, meie keha on treenitud ellu jääma. Me nii palju trigerdame oma käitumist ja kõike nagu adrenaliini ja kõige selle pealt, eks ju. Et teades seda, et loomine toimub ikkagi ebamugavus koha pealt tänasel päeval veel, siis ma ei tea, see minu meelest tundub tõesti normaalne, et meil on nagu paha ja nagu areng ja ütleme, et sibul, mida sa koorid, see ei saa tegelikult otsa. Sest sa ei saaks ju nagu, siis ongi nagu surm ongi, see ongi nagu horisontaaljoon nagu ekraani peal ja et siis on nagu pinge, et elu ongi pingeseisung kuskil oli ka kirjas. Aga samas ma tean, mul on mõned sõbrad, kes on väljendanud mõtteid, et võib-olla need kadunud väga intelligentsed tsivilisatsioonid, ma ei tea, maiad võib-olla midagi veel, et nad justkui nagu on haistunud õhku ära. Aga äkki nendega ongi see juhtunud, et nad on jõudnud nagu sinna kohta, kus sellist kokkusurutust enam ei ole ja looming toimub nii kergelt, et neid ei olegi nagu maisesse kehastusse enam vaja. Nad on nagu ära häkkinud kõik elu nagu sellised kitsaskohad. Ma ei tea, kas sa oled lugenud Gary Zukovi Seat of the Soul raamatut? Jah, ma olen kuulanud. Jaa, kusjuures lugemine minu arvates on isegi parem mõte, sest et see raamat on kõige ilgemalt soditud raamat minu raamatukogus, et on nagu väga raske seda kellelegi anda, sest et nagu ma lihtsalt nagu üle nagu tõmmanud, kirjutanud kõik valged kohad täis. See on nagu Oprah number 1 raamatu soovitus pärast piiblit. Oprah ütleb ka, et kui ta mingi süüa teeb, et siis ta mingi loeb seda Gary Zukovi raamatut kõrvale ja siis nagu oota, mul on see raamat juba 5 aastat olnud, mis mõttes ma loen seda lauset praegu niimoodi, et ma saan esimest korda tegelikult aru, mis see tähendab. Gary ühesõnaga räägib seda, et meie siin, ilmselt sa oskad siin nagu kõrvale kohe kommenteerida, kui sa oled seda kuulanud. Minu meelest hästi ilus mõte. Et see, kes me siin füüsilises kehas praegu oleme, see on suure hinge väikene tükikene.
ja suur hing saadab meid siia maa peale just ja maa ei ole lihtsalt maa on eluülikool, Earth School ehk siis planeet Maa kool. Me tuleme siia planeet Maa peale, et suure hinge mingisugune uus arenemise koht läbi teha, kuna hing ise ei saa neid reforme läbi viia, kuna tal ei ole füüsilisusega mitte midagi pistmist, siis tal on vaja siia maa peale sündida. Kui me lapsena tuleme, siis meil puudub igasugune arusaam, mis on see meie elukutse, eluülesanne, mis on see kitsaskoht, mida me oleme tulnud siia maailma läbi iseenda avama, looma. Me saame läbi elu, läbi tunnete, läbi kerguse, kas mul on kerge, kas mul on raske, kas ma punnitan ilgelt või ma ei punnita ja kui ma punnitan, kas see punnitamine tundub mulle heal eesmärgil või sunnitud eesmärgil. Me tuleme seda sellist pisikest pugi suure hingesüsteemis lahendama ja meil on kaasas kõik tööriistad. Aga kui me lapsena siia tuleme, siis me ei tea, mis see pugi on ja me ei tea, mis need tööriistad on. Ehk siis, kui keegi küsib, mis on elu mõte, siis mitte ühelgi inimesel ei ole sarnane mõte, sest sa ei tea, milleks suur hing sind on siia saatnud. Ja elu mõte võib tunduda 21-aastasena üks, aga tegelikult see on ainult üks trepiaste edasi jõudmaks, leidmaks tegelikku elu mõtet. Neid trepiastmeid keegi ei saa ette öelda, palju neid on. See on umbes nagu see, et sa ronid ühe mäe otsa, sul enne mäe ronimise enne teele asumist sulle tundub, et vau, kui ma selle mäe kätte saan. See on ikka nagu eluäge, sest nagu see on kõige kõrgem mägi mu elus, mida ma praegu näen. Ja ma ronin sinna otsa, vaatan, oh my god, nagu terve planeet on mingi mägesid täis. Ja kui ma siia otsa juba sain, see on tore küll, aga nagu, mis nüüd edasi? Siis ma ronin sealt alla ja äkitsi ma ei näe enam ühtegi mäge. Sest vahepeal on asjad muutunud. Mul on täpselt siuke seis praegu. No mul on ka. Ja ma ei näe ühtegi mäge. Ja siis mingi valgustunud sõbrad ütlevad, et lihtsalt lõdvestu ja lihtsalt ole. Ja ma nagu, oota, aga mul on ju arved ja nagu ja kuidas ma nagu lõdvestun ja siis mulle tuleb mingi arve nagu, eriti praegu mingi küttearved on ja siis mul on mingi pentsu panna ja siis justkui nagu tekib nagu see igatsus, et ma tahaks nagu ikkagi edasi luua, ma tahan, et mu keha nagu, ma ei tea, väreleb sellest loomise energiast, et ma täiega põlen ja ma võin kella 3 olla täielikus voos ja ma nagu, mulle tundub, et ma olen täiesti elus. Ja siis, kui sa oled seal 2 mäe vahepeal, siis sulle üldse ei tundu, sest päike ei paista, tuul ei puhu, seal on täielik nagu seisak. Ja siis kõik ütlevad, see on normaalne. Või siis teised teademehed ütlevad, et no ma ei tea, nagu tee seda või tee teist on ja, et mitte kunagi ei saa kellegi nõuandeid selle koha peal kuulata. Mida sina oled selles kohas teinud? No iga kord mul tekib see tunne, enamasti tekib tööga see. Ja siis ma lihtsalt, et iga kord kui ma proovin endale eesmärki panna. Kes see, Ants Lootsar vist ütles ka, et eesmärk on luusaritele või? Mul on jumala raske, samas eelvaatasin filmi, seal oli kaval lause, et kui üldse ei sihi eesmärki, see ei taba ka midagi. Aga mul tekib hull konflikt, iga kord kui ma hakkan nagu eesmärgistama, proovin nagu, mis mu eesmärk on. Ja ma jooksen kuidagi umbe, aga kui näiteks podcastiga ka turundajana ma eriti pean ju ma mõtlen, mis on eesmärk, eks ju. Et ma klientile ka, et proovime, eks ju, usalda, eks ju, siis see hästi ei tööta. me arvan, et see retoorika ei ole veel nagu justkui normaliseeritud, et usalda. Ja sotsiaalmeedia turundus on eriti see nagu. Sest teil oli ka üks klient läks oma teise kliendiga natukene konflikt, suheleb sai läbi. Kuulasin kõrvalt seda ja siis mõtlesin ka, et nagu, et issand, et tegelikult on hull suur töö tehtud, just selle baasilt, et ongi see usaldus ja 2 aastat palju tööd ja tõesti e-poe käive oli tohutult kasvanud nagu üldse, et jõhkralt tööd. Et minu panus oli seal väikene või mingi osa ikka, aga siis selle teise tüübi, kes siis nüüd lahku läks sellest, ma ei tea, kas ma proovin rääkida seda neutraalselt. Et seal ma tunnen ka see usalduse pool nagu, ma ei tea, miks ma hakkasin turundusest rääkima, aga see elu poolt üldse, et kui mingi eesmärkidega kogu aeg nagu jännata, siis kaob see võib-olla see usaldus ära. Ja minu puhul on olnud siis see, et ma lihtsalt, kui ma ei tea, mida ma tegema pean, praeguses elu valdkonnas on eriti see kuidagi käib, nagu siis ma näiteks podcastiga, et kui ma tunnen, et see on õige asi, ma teen seda. Mis see eesmärk on, ma ei tea.
ma võin siin öelda, et ma tahan ägedat inimestega tutvuda, aga ega suures pildis, mis nüüd, kuhu see mind viib nüüd paari aasta pärast, ma ei tea, võõrna aimugi. Tead, mul on, ma ei tea, kas sa nagu vajad seda insighti või mitte, aga mul tekkis täiega üks insight siin selle koha peal. Palun. Tekkis taotluse või sellise nagu häälestuse koht. Ja minul endal ka see kõnetab mind tohutult, mida sa praegu räägid. Ja ma olen ise olnud kuid ja kuid. Isegi septembris tõmbasin Eestis juhtme täiesti välja ja läksin 30 päevaks pisikesse Kalurikülasse, et lasta asjadel lihtsalt olla ja elu lihtsalt olla, et mul ei tuleks siis ühtegi meili, mul blokeerisin ära kõik äpid, mul oli SMS-telefon, mul oli samal ajal sünnipäev, eks ju, nagu mingi inimesed ei saa mind kätte, sest enamik inimesi ju ei helista, ikka kirjutad mingi asju kuskile ajajoonele. Aga ma tahtsin öelda, et seal selles kogemuses ma sain nagu kätte, et kas minu igapäevane häälestus on see, et oh my god, ma ei tea, mis koht see on ja ma ei tea, mis ma tegema pean, ehk siis selline nagu tühi olek. Või on häälestus see, et aitäh elu, näita mulle. Ja siis minu igapäevane häälestus on see, et kuidas elu näitab mulle kõike, mis on võimalik. Ja kuidas siit tuleb täiesti uus asi kokku, mida ma täna veel ei tea. Aga mina ei pea asju välja mõtlema. Elu tegelikult näitab mulle neid asju, kui ma usaldan. Kui ma olen selles kohas, et ma vaatan, kuidas elu näitab, mitte ma ei ole kokku tõmmatud kohas, kus ma just kui elule ütlen, et hei, ma ei näe. Kas ma näen või ma ei näe? Ja kus sa aru saad? Kus meelde tuletad? Kus ma meelde tuletan, see oli, ja sa ei taha seda teada, aga see on see screenshot, mis ma sulle saatsin, mis ma ise endale tegin peale Hispaaniat. Jah, issand. See oli see mingi massiivne asi, et ei, sellest me küll ei räägi, sest see on liiga hirmus, see on nagu mingi... Tundus nagu väga kompulsiivne. Kuigi tegelikult on äge, tegelikult on jumala äge, eks ju, aga ma võib-olla ise olen nii lõdvas olekus. Et täna, kui ma peaks samamoodi hakkama jälgima sükest rutiini. Võib-olla peaks seletama natukene, mis asi see on, millega ma sind ära ilmutasin. Ma avastasin, kui ma olin Hispaanias pisikeses külas, keegi ei räägi inglise keelt, see on vähem kokku 3 kohvikut, 1 toidupood, merimäed, kõik, mis ma vajan põhimõtteliselt. Ja ma sain aru, et minu süsteemis seda vana programmi Matrixit. By the way, Matrix, ole hea, vaata üle Matrixi film ja vaata üle sellise pilguga, et see ei ole mängufilm, vaid see on dokumentaal. Ja siis tundub, siis põhimõtteliselt saad aru, et iga lause on puhas kuld. Ja see on lihtsalt fenomenaalne. Ma olen nagu, kui keegi tahab Matrixit vaadata, kutsu mind, ma olen nõus 5. korda seda vaatama. Ja ma sain aru, kui... Käis esimest korda seda vaatamas Kino Kosmoses lapsena. 100 aastat tagasi. Mäletan veel kuum suvepäev ja siis kõik see juhtmete peast välja tõmbamine ja mäletan, kui see kinosaalist välja kõndis, ma olin ka täpselt nagu oleks üles ärganud tunne, nagu ma olin küll mingi pubekas, aga ikkagi oli siuke nagu täielik süsteemi loputus. Süsteem ja vaata, süsteemsel filmis tuleb nii ilusti nende 2 asjaga välja, et üks on see, et sul on juhe peas, mida sa üldse ei teagi, et sa oled selles limases konteineris ja sust tõmmatakse eluenergiat välja. Reaalselt, kui me oleme elame sellist tavalist elu, me üldse ei teadvusta, miks me midagi teeme, me ei otsi sellist kõrgemat nagu kutset, siis me tegelikult oleme seal limaklombis. Maksame makse ja makse me võime ju maksta, on ju, see on selles mõttes heal eesmärgil, aga kui ma ei teadvusta, miks ma kõike seda teen ja ma olen nagu nii palju orava rattas ja mul on nagu, ütleme nii väga klassikaline värk on ju see, et ma olen 9-5, ma isegi ei küsi, et hei, kas ma võiks kodukontorit teha, kas ma võiks töötada öösel kell 3, kui mul flow peale on ju. 9-5 ei ole halb, aga võib-olla sa tahad nagu natukene teises kohas, sa tahad võib-olla kohvikus teha tööpäeva. Töötamine ei ole halb, töötamine on ju meie enda selline nagu eneseväljendus on ju. Aga kui sa ei saa aru, et just kui nagu sa oled ära ostnud kõik need 9-5, see, et sul on vaja kõiki neid maised asju, mis on muidugi tore, ma üldse ei vaidle vastu, aga ütleme nii, et kas sul on Škoda või Volvo, no ütleme, et laias laastus ei ole tegelikult ju vahet. Et mingi perioodi elus, kus võib-olla on vaja investeerida mujale, siis nagu ei ole vaja tõmmata ennast võlgadeni kõrini nagu ära. Ja kui sa nagu kuidagi üldse ei pane kahtluse alla, et sa kogu tarbid rohkem ja sul on kogu järgmist asja vaja, siis on raha vaja rohkem, eks ju. Sa käid mingi 2 korda aastas Egiptuses, võtad mingisugused sellised, ma ei tea, brändiliided, mida su sõbrad kannavad, on ju. Ja eriti tore, kui see brändi nimi on seal hästi suurelt peal, on ju, et seda juhtub väga sageli Lasnamäel, ma olen märganud. Ma ei saa aru, et kus see tuleb.
ja see on nagu nii paradoksaalne, eks, et nagu Rotermanni kvartalis käid ringi, et siis sa nagu väga ei näe neid suuri Versace T-särke, aga Lasnamäele lähed, siis on kohe kõmmaki nagu 3 meest tuleb vastu suured pling ja värgid. Et kui sa täna veel ei tea, miks sa seda kõike teed, siis on 100% oled seal limaklombis kinni, et sul on see juhe seal pea taga ja isegi kui sa saad korraks selle juhtme sealt peast kätte, saad limaklombist välja, siis sa lähed sinna Matrixisse, siis on need agendid. Iga inimene sinu ümber tegelikult on agent, kes tõmbab sind tagasi vanasse süsteemi. Sest agent kehastub iga inimesena põhimõtteliselt sinu ümber, välja arvatud need, kes on juba aru saanud, et elul on rohkemat ka. Ja see tõmbab sind nii kiiresti tagasi sinna limaklompi, sest et kõik on nii teistmoodi, kui sa tuled sealt sellisest teadvustamata olekust välja. Sa pead hakkama nii teistmoodi mõtlema, sa pead hakkama käituma mitte hirmust lähtuvalt, vaid hei elu, näita mulle, palun näita mulle täna. Kõik need afirmatsioonid, mida me kunagi ei ole lapsena ise endale teinud, et ma armastan ennast, ma usaldan ennast. Täna, et universum näita, kuidas sa toetad mind täna ja mul on avatus selleks olemas, et ma näen seda, keegi laseb mind Selveri järvekorras ette või ma saan kirja. Või lased ise. Või lasen ise või maksan pensionäri saia ja piima kinni ja loon nagu siia maailma headust. Või mis minuga juhtus täiesti kogemata, mul on üks iidol, mitte iidol, vaid selline nagu mees, keda ma väga huviga jälgin. Ja ta oli see on täiega müstiline värk, ta oli üks kursus müügil ja et sinna kursusele saada, oli vaja bookida 30-minutiline kõne ja siis ma bookisin selle kõne, läksin sinna kõnesse ja siis tegin kõne ja siis ta üldse ei saanud aru, miks ma talle selle kõne tegin, sest tal ei olnud seda kursust. Ja pärast vaatasin veebi, tal ei olnud seda kursust ja ma ei leidnud ka kohta, kus on võimalik temaga kõne bookida. Ehk siis ma ei saa aru, kuidas see kõne tekkis ja kuidas ma selle maailmakuulsa inimesega üldse sain nagu kõnesse. Sest tal ei ole seda kohta tegelikult veebis. Vähemasti sel hetkel, kui ma nagu pärast kõnet vaatasin, et kus ma siis nagu sinna sattusin. Ja siis see tüüp oli nii üllatunud, et ma sain ta kätte ja ta andis mulle selle kursuse tasuta. Ja see oli tegelikult, väljas ei olnud, aga tegelikult oli olemas. Ehk siis kuskil ma kunagi olin näinud seda ja ma sain selle kursuse tasuta. Ehk siis kuidas universum toetab sind läbi nagu asjade, mida sa ei saa prognoosida ette. Ja samal ajal on ikkagi mingid asjad, mida sa pead prognoosima ette, on ju. Ma ei tea, siuksed nagu asjad, mis hoiavad sind nagu elus. Aga kui sa mõtled Maslowi püramiidi, siis seal tipus on eneseteostus ja all on just nagu ellujäämine ja kõik siuksed asjad, et mu keha peaks vastu, on ju. Me vajame siin struktuuri, me vajame siin ette ennustamist. Umbes ma ikkagi tahan teada, millal ma järgmine kord süüa saan. Fine, mul võib 3 päeva vahele jääda, aga üldiselt ma ei taha 7 päeva näljas olla, on ju. See annab sellise baasturvalisuse. Aga kõik see, mida kitsamaks see Maslowi püramiid läheb, seda vähem on asju ette ennustatavad. Sest fulfillment ehk siis hinge. Vaata, hing on täis, see on hästi nagu huvitav. Eesti keeles me pöörame hästi sageli nagu õelus ja hing täis, need on tegelikult hoopis teised asjad. Et kui on hing täis, siis tähendabki seda, et ma olen kuulanud oma suure hinge sõnumit ja ma olen kuulanud intuitsioon on ainuke keel, millega ma saan intuitsioon ja see tunne, kas mul on kerge ja huvitav minna selles suunas. Need on ainukesed viisid, kuidas ma tegelikult saan oma suure hinge käest informatsiooni kätte ja mida rohkem ma julgen seda kuulata, mida rohkem ma julgen tegevusi võtta vastu, mis on reeglina täiesti ebaloogilised. Ja kui ma julgen neid ebaloogilisi asju teha, siis minu hing saab üha rohkem täis ja täis, üha rohkem neid uksi avaneb mulle, mis aitavad veel rohkem hinge täita ja mu hing on täis ja tegelikult me sellepärast tulemegi siia planeedile, siia maale, et meie hing saaks täis, ehk siis see hinge osa, mida me oleme tulnud siia parandama, see on põhimõtteliselt parandatud ja me saame minna tagasi ja nüüd areng selle läbi toimubki. Et igal ühel ongi oma elu mõte. Mina ei tea, mis on sinu oma ja ma ei tea, mis on minu oma ka, sest see kogu aeg muutub. Ma ei ole saanud seda lõppeesmärgi kätte ja ma ei tea, kas nagu lõppeesmärk ongi olemas, et võib-olla need tohutu valgustunud inimesed, et ma ei tea, kui Oprah käest küsida, et hei Oprah, mis on su elu mõte, et võib-olla peaks guugeldama. Äkki seal on midagi, aga ma kardan, et nad lähevad nagu hästi üldiseks ära, et ala mingi teiste teenimine ja mis on muidugi õige, on ju. Aga ma ei tea, mul on siuke tunne, et enamik inimesi ei saa seda öelda praegusel ajahetkel. Et tegelikult me saame seda öelda siis, kui meie maine keha hakkab nagu kotte kokku pakkima. Ja see tunne, mis siis on, see tegelikult ütleb ära, et kas ma siis reaalselt oma elu eesmärgi sain kätte või ei saanud.
Sest meil ju ikkagi juhtub seda päris palju, et meil on mingi õnnelik elufaas, siis tuleb mingisugune kotermann. Siis on niimoodi, et oh my god, nagu mis toimus, mul oli kõik nii hästi ja nüüd on kõik nagu, ja jumal on nagu teistpidi on ja. Aga need on lihtsalt astmed trepi peal, et nagu laieneda, areneda, minna edasi, nagu järgmine elu, nagu vastu, väljakutse nagu vastu võtta. Jah, ma tean, et sa tahtsid seda küsimust küsida ja ma vist midagi vastasin. Kuidas lapsed seda eesmärki või rahulolu on elu ees rahuldanud? Ma ei tea paremat sõna. Teavad, nad on, ma arvan, et kuna nad näevad, et ma olen ise ettevõtja on ja eksabikaasa on, meil on koos ettevõte, et me teeme ettevõtlust päris palju, et nad on hakanud mõtlema päris palju selles vallas, et hei, et võib-olla ma saaksin ka ettevõtja olla, aga nad ei eelda, et nad peaksid kohe keskkoolist olema ettevõtjad, et nad saavad aru, et neil on vaja raha teenida, et nad peavad suviti, ma ei tea, ladudes töötama kohvikus, kus iganes, et see algusfaas on ikkagi inimesel selline ameerikalik hustle sellest, aga ma arvan, et see ongi väga okei. Selleks, et siin praegu ellu jääda, meil on vaja süsteeme, struktuure, kuidagi nii-öelda, kuidas toimida selles maailmas niimoodi, et mu keha jääb ellu ja mul on nagu jätkusuutlik lihtsalt selles süsteemis. Ega Matrix ei ole ju halb, Matrix mõnes mõttes hoiab meid elus, me peame lihtsalt aru saama, et see Matrix ei võtaks meid 100% endasse, et me kasutame Matrixit ära nagu kõigeks, milleks ta on hea. Aga Matrix ei ole minu elukutse ei ole tiksud ühel tööl eluaeg, eks ju, minu elukutse ei ole, ma ei tea, ainult kasvatada lapsi ja võib-olla mõnel on, aga minul ei ole. Minu elukutse ei ole jõuda sinnamaani, et ma saan ainult teha hea tegevust näiteks ja võib-olla mõnel on, et kui sa saad nagu pea sealt nagu selle liivasest nagu välja ja reaalselt saad hakata avastama ja reaalselt saad hakata nagu seal teadmatuses kolistama ja varvast ära lööma, et nagu see on tegelikult see koht, mis on väga magus. Ma olen alati mõelnud, et okei, see küsimus formuleeriti 2 suunda juba, aga et üks on see, et kuidas nagu innustada inimesi proovima asju või võtma siis seda, kumb see oli, red pill või? Jaa. Et et minge vipassanasse, minge pimeruumi, eks ju. Samas ütlesid, et võib-olla, et mõne jaoks on, eks ju, kuidas innustada, aga miks sa tahaksid, miks sul oleks vaja neid innustada? Ma mäletan mingi, et kui ma mediteerisin rohkem ja flow oli täiega hea, just kui usaldasin kõik nagu süsteem, ma ei tea, miks ma olen mingis selles vanas mustris nagu kinni, et siis just kui oli hea, sest ma tundsin, kuidas universum kandis nagu ja kui ei jaksanud, ma ei tea, või liiga palju tööd oli, võtsin tund aega mediteerimist, kõik suutsin ära teha nagu. Et päris nagu äge. Ja see produktiivsus oli metsik. Ja siis ma hakkasin panema tähele, et keegi mu ümber väga ei ole selline. Et viitsiks vara ärgata või saaks kokku mediteeriks, eks ju. Ja siis kuigi paar üksikut sõpra siis nagu tekkis, et ma mõnikord kutsusin ema isegi ühe korra külla. Just mediteerisime tund aega, täiega oli, peaks tihedamini tegema. Ja siis kuidagi tekkis üksik ja mittekuulumise tunne ja siis see täiega nagu viskas mingi ploki nagu selle peale, et nagu mis ma siin nagu jahun, et ma ei saa isegi hakkama justkui, et ma võiks olla siis kas või eeskujuks, eks ju, aga samal ajal nagu ootasin ja lootsin, et äkki mul nagu inimestel mu ümber tekib ka sarnane vajadus, et siis ei pea üksinda pingutama, vaid oleks justkui siuke koos toetamine, vaata. Vaata, sa oled see tatine tibu, kes on pesast välja lennanud enne teisi ja mina olen ka ja neid on veel ühel siserännakul ma saingi teada, et oligi selline nagu pilt rullus mu ees lahti, et ma olen pesas, päike paistab peale, ilgelt tore on olla ja äkki upsti kogemata lendan alla. Ja ma olen nii värskelt koorunud munas, mul tiivad mingi veel täiega ilased, eks ju, et iial ei kanna sellised udusuled nagu ühtegi linnukest. Ja selle teadmisega ma seal kukkusin ja siis, kui peaaegu nagu maa peale plärtsatasin, siis mõtlesin, et aga mida mul kaotada on? Ja ma teen need tiivad lahti. Ja siis nad kandsid. Aga ma olin nii ärevuses selles ja ma olin nii endast väljas selles heas mõttes, et kuidas üldse võimalik on. Keegi ei ole mulle kunagi öelnud, et tatised tiivad kannavad. Ja ma läksin selle suure uudisega, lendasin tagasi pesasse mõdede vendade juurde
ja kuulutasin kõigile, et kas te teate, teie tiivad kannavad, et millegipärast on meile räägitud suurt valet, et nad ei kanna. Ja vähemasti 2 õde-venda uskusid mind ja tulid, hüppasid koos pesast minuga alla ja said surma. Sest nad uskusid mind, mitte ise ennast. Ja siis ma sain sealt kaasa nagu selle, et see teadmine on ohtlik. Et kui inimesed ei ole valmis, siis ma ei saa jagada midagi, mida ma tean, milleks nad valmis ei ole. Ehk siis ma usun väga tugevalt seda, et igal ühel on oma teekond käia. Inimesed ei pea kollektiivselt kõik homme valgustuma. Ja ma ei ole valgustunud ja nagu selles mõttes, et ma pigem saan lihtsalt aru, et ma päris seal limaklombis ei taha, eks ju, elada, kus ma ei saa aru, et milleks minu eluenergiat kasutatakse. Ma olin mõnes mõttes ohvrirollis ja ma tundsin ennast ka üksinda, et ma justkui ei saa jagada seda, mida ma tean või tunnen või see, et hei, et lähme lendame koos. Tegelikult su tiivad kannavad, aga sa pead selle koha endas üles leidma. Ja mu terapeut ütles, et ära muretse, sul ei ole vaja mõõdesid, vendasid nagu utsitada. Mine lendame, mine tee silmad lahti. Neid tibusid on veel, kes lendavad, sa lihtsalt suures ärevuses ei näinud neid. Ja sa räägid endale lugu, et sa oled üksinda, tegelikult sa ei ole üksinda. Tegelikult on õhk täis neid linnukesi, kes suurest ärevusest nagu ei näe lihtsalt üht-teist. Ja ma sain nagu sealt tuge, sest ma tunnen väga-väga sageli, eriti sellises koht, kus on nagu 2 künka vahel ja sul päike ei paista ja tuul ei liigu, et siuke sombune natukene. Eriti nendel hetkedel ma tunnen, et mul ei ole väga selliseid teekaas või selliseid kaaslendajaid, eks ju, kellega mõtteid jagada, sest enamik inimesi justkui näib, et nad teavad kõike, nendel on elu välja planeeritud, kõik läheb nii nagu kuidagi on tahetud, eks ju. Aga minu elu muster kipub pigem olema selline, et mul on kogu aeg teadmatust nii palju ja läbi teadmatuse ma siis nagu loon midagi täiesti uut. Kas võib selle koha pealt, et mul on ju ettevõtteid varasemalt ka olnud ja nad on olnud täiesti nagu siga ja kägu. Ma olen teinud sisearhitektuuri ettevõtet, digiturundust, Teletornile lennusadamale. Siis ma olen teinud turistidele tooteid müügiks vanalinnas. Siis lastemööblit ja nüüd Amazoni tootearendust. Täiesti omavahel mitte seotavad asjad. Ja veel naisena, eks ju, ma olen olnud hästi noorest peale selles kohas, et ma ei ole olnud klassikaline koduperenaine. Ma ei ole tahtnud, et mul on, ma ei ole suutnud teha sooja toitu õhtuks, kui pere tuleb koju. Ja justkui sellised nagu pererollid, et hei, et kui ma saan nädalavahetusel valida, et kas ma veedan lastega kuskil ja loen raamatut päev otsa või siis ma võtan mingi kursuse, et siis ma pigem graviteerun sinna kursuse suunas. Sellist nagu sünniperekonna, eriti nagu võib-olla emast isa mul väga tükk aega juba surnud, aga juba mingi varsti 17-16 aastat. Et aga ema kuidagi eeldas, et õige naine on teissugune. Ja siis selline koht, kus ma veel hästi palju loon ka erinevaid asju, mis pole üldse omavahel seotud ja veel naisena sa oled teissugune, et siis on olnud päris palju sellist tunnet, et aga ma olengi üksi, sest kõik teised on teissugused. Keegi ei ole kuidagi selles mõttes nii ebanormaalne ja tekib, tahes-tahtmata tekib siuke nagu vale olemise tunne, mis on mind saatnud üle 10 aasta kindlasti, aga ma olen saanud nagu näppu peale, et see ei olegi vale olemine, et see ongi see unikaalsus, mis tuleb. Elu tahab lihtsalt mingit unikaalsust minu kehast nagu välja pigistada, aga ma ei saa öelda, et mis see täpselt on. See on igal eluhetkel, iga 5 aasta tagant, see on teissugune. Ja siis nagu leppida sellega ja leida võimalus, kuidas ma saan Matrixi tööle panna enda jaoks, et ma saan oma hinge kõrgemat kutset vastu võtta. Ja mul tegelikult on valem olemas. Esimeses elufaasis, kus me õpime süsteemi tundma, ma ütleks, et esimene eesmärk on see, et kui sa suudad töökohal, ütleme nii, et mõttega tööd me tegelikult, seda on ka uuringud näidanud, et üle 4 tunni päevas me ei suuda teha. Isegi kui sa oled ka 9-5 tööl, meil ikkagi mingi port suhtlust, mingisugused käimised, mingisugused kohtumised tulevad sinna sisse. Aga eesmärk on see, et kui sa ikka täiega oled seal tohutus töös ja loomes, et üle 4 tunni me näguni teha ei suuda, et eesmärk ongi see, et 3-4 tundi tihedat tööd päevas. Sissetulek netona 6,000 eurot. Uuringud on näidanud, et üle selle sinu õnnelikkus ei suurene, samas alla selle on iga lisanduv 1000 eurot olulist õnne suurendav
6 tonni kätte kuus oleks päris hea. No Eestis oleks see veel eriti mõnus, et Jah. Ameerikas ma arvan, sa võid 6 tonni juba korteri üüri eest maksta, kui sa LA-s elad, et see on suht tavaline, aga samas vaata, kui sa tead konkreetselt, mis see on ja nagu ma ei mõtle neid asju üle, need on lihtsalt psühholoogilised uuringud, on ju. Et 3-4 tundi tihedat tööd, 6000 eurot netos, mis on selleks nõutav? Ma ei hakka mõtlema, et et aga ma ei tööta sellises kohas, on ju. Mis on selleks nõutav? Kas ma pean hakkama praegu kohe tegelema mingi indeksfondidesse investeerimisega? Kas mul on vaja flippida mingi korter? Kas ma saan Airbnb-sse panna oma vanaema suvekodu, mida ta ei nagunii kasuta, eks ju, 10 kuud aastast, eks ju. Et inimesed saavad jõule veeta või ostan sinna tünni sauna juurde, siis Airbnb-s on palju seksikam listing, eks ju, kõik. Mis on nõutav selleks, et ma saan selle? Ja mis ma pean nagu tegema, kui ma näiteks võtan pensioni sambast oma raha välja, mul on seal mingisugune pisike 5-kohaline summa, et äkki ma saan mingi ettevõtlusega alustada, äkki ma saan, ma ei tea, investeerida kellegi teise ettevõttesse, eks ju. Tehakse siin igasuguseid, ma ei tea, miniladusid ja värke-särk, et ma saan osanik olla seal. Pigem peab mõtlema nagu selle koha pealt, et mis on nõutav selleks, eks ju. Järgmine komponent selles valemis, ja ma mõtlen, kas mu 4 oli ka või oli 3, või oli taburetil 3 jalga või 4, on vaieldamatult ja kindlasti lähedased suhted, lähedane suhe partneriga ja lähedased suhted sõpradega ja neid ei pea palju olema. Partnerit enamasti on meil üks. Julgus minna edasi süvitsi on väga nagu mõlemas suhtes on väga riskantne ja samas väga-väga toetav. Ja ma ütleks, et see on see koht, kus me maatriksi saame enda jaoks tööle panna. Need 3 kriteeriumit. Võtta kokku uuesti. Nii, 6000 eurot iga kuu. Ja see kõlab kosmilisena, ma tean, mina ka ei teeni 6000 eurot, nagu ma maksan miinimumpalka endale for real, päriselt ka nagu, et ma nagu pigem vaatan, et mis on nõutav, et ma igalt poolt mujal, et see on nagu, kui lähed YouTube'i ja paned, ütlen ingliskeelse sõna praegu multicum income stream, on, et vaata, kas midagi kõnetab, kas on midagi, mida sa oma teadmiste pagasi pealt saaksid juba teha. Aga ma võtan nüüd kokku 6000 eurot, 3-4 tundi tööd päevas ja väga lähedane ja taotluslikult partnerlus ja süvasuhe partneriga ja samamoodi 1-2 sõbraga oma elus. Et kui need asjad on paigas, siis minu meelest maatriks töötab sinu jaoks ja selle koha pealt me saame minna oma elu teise faasi ehk hakata kuulama, mida tegelikult meie hing tahab meile siin planeedil nagu ellu kutsuda, et me läbi iseenda keha, läbi iseenda hinge saame hinge täielikult nagu, ma ei saa öelda täis, vaat Eestis on nii halb sõna, fulfillida on nagu väga tore sõna inglise keeles, aga nagu me saame täita oma hinge ja südame niimoodi, et kui sa oled, sa enam voodist välja ei tule, siis ütled nagu, oh my god, kui äge elus oli, issand, kui äge elus oli, nagu ma ei kahetse mitte ühtegi päeva sellest, kuigi pooled nendest ma tundsin, et nagu see ei ole normaalne, mis praegu toimub, on ju. Aga vaadates tagasi oma elus, kõik need kitsikuse kohad on need kohad, kus ma muudkui nagu loon ja laienen edasi ja sellepärast nad ongi nii väärtuslikud ja sellepärast ükskõik, mis jama, mis su elus on nagu täielik kingitus. Sest kui sa võtad selle kui nagu loomise koha, siis ei saa olla mitte mingil juhul halb. See ongi see, nagu, mis sinuga peab juhtuma. Jah, et ma arvan, et me sinuga oleme natuke selles kohas, et see maatriks saada nagu lõplikult nagu ennast toetama ära ja siis panna selle rongi peale, et elu näita mulle nüüd ära, nagu täiega näita mulle ära, miks sa mind siia saatsid. Aga seda ei saa, kui sul toitu ei ole, eluaset ei ole, et siis tegelikult üpris keeruline on niimoodi. Piece of mind ja piece of stomach. Ja ütleme, pool surma äärel nagu kuulata nagu hinge kõrgemat kutset, et nagu seda on juhtunud ilmselt inimestel küll, aga 5 minutit pärast seda nad surevad ära lihtsalt. Sest et nad ei sükest valgustumist ju enne surma juhtub sageli, eks ju, aga siis on juba liiga hilja, et kogu seda missiooni hakata ellu viima. Kuidas selle, kui sa ütled ka, et 5 aasta tagant nagu näiteks uuened või ütleme, öeldakse ka, et 7 aasta tagant iga rakk kehas uueneb, eks ju. Et kuidas teha rahu selle vana minaga või palju sa üldse nagu mõtled selle peale või? Tead, ma tulen tagasi selle sama screenshoti peale, me tegelikult ei jõudnudki rääkida sellest, et tegelikult see vana mina, ma saingi aru, et vanas minas on nii palju eelprogramme, mida mina ei ole valinud sinna. Ala see hea tüdruku programm ja siis umbes, et ära räägi, su mõtted ei ole olulised. Siukse programmi avastasin väga-väga hiljuti, et ei ole vaja sulle oma mõtteid avaldada. Ole lihtsalt tasa.
teiste mõtted on olulisemad. Need programmid ei kuulu mulle ja Hispaanias ma sain aru ja ma tegin endale, võtsin ühe äpi, mis on nagu nimega Habit Builder ehk siis harjumuste ehitaja ja ma lõin ise, iga päev on mul uus päev, uued linnukesed, ma lõin mingisugune 15 erinevat uut programmi, mida ma tahan nende vanade programmide asemele. Mõnes mõttes on tore küll, et me laseme lahti vanadest uskumustest, aga tegelikult sa pead asemele sinna panema kohe uue, sest ajuneuronid, no see on juba tead siukene neuroloogiline osa. Ajuneuronid reaalselt on ühendatud ja mida kauem on nad vanat viisi jooksnud, seda tugevam on see neuronite vaheline ühendus. Ehk siis, kui ma arvan endast väga vähe, siis see, et ma ühel meditatsioonil saan korraks pihta, et vau, ma olen nii suur looja. Et ütleme nii, et see järgmiseks hommikuks on meelest läinud, sest vanad neuronid panevad vana rada edasi. Ja ma sain aru, et sellest üksikust sellisest valgustumise hetkest mulle ei piisa, et mul on vaja iga päev korraks näppu hoida pulsi peal, et mis minu programmides toimub. Ja ma muudan tegelikult seda 15 igapäevast, need on nagu check-in'i kohad, ehk siis ma kontrollin ise endaga, et hei, kas on juhtunud ala 3 asja päevas, mille üle ma olen tohutult tänulik. Kas ma hommikul, kui ma ärkan, kas ma naeratan esimese asjana, et saada keha füüsis nagu sellesse, et ma saan korraks hea aine liikuma. Sest ma tulen sellest kohast, kus mul on ettevõtluses olnud hästi palju rabelemist ja hästi keerulisi kohti, isegi suured võlad. Et selline nagu ärevusega ärkamine on olnud minul hästi suur muster. Mis mul seal veel on? Üks viis, kuidas universumit täna on toetanud. Hommikul, kas ma tuletan endale meelde või ma kuulan YouTube'ist mingi periood, mingisugused afirmatsioone, mis mul täna vaja on. Kas siis universumi usaldamise või sellise külluse loomise, sellised asju, et kõik afirmatsioonid, see ei ole selline nagu loll mingi teksti ketramine, et afirmatsioon on lause, mida kui sa kuuled seda, sa kordad seda oma mõttes ja nagu see kontrollipunkt on see, kas ma usun seda ka või ei usu. Ja kui ma ei usu seda, aga tegelikult ma tean, et see on õige asi, mida uskuda, siis ma panen selle pausi peale ja ma lasen oma süsteemis selle afirmatsiooni niimoodi läbi, et ma reaalselt usun seda, et see läheb kaugemale kui lihtsalt tekst. See on huvitav, sest ma ei ole kunagi afirmatsioonid nagu, et ma võin neid öelda kunagi nagu sellepärast nad ei ole jõudnud raku tasandile, sest sa ei ole enda süsteemist läbi lasknud seda, mis tunne see on, kui ma usaldan elu täielikult. Ja mingil hetkel ma sain aru, et ma ei saa elu usaldada täielikult, sest mul on mingid asjad, mis nagu justkui on nagu ees. Ja ma sain aru, et need on minu otsused, mida ma ei ole vastu võtnud. Ja ma ei saa elu usaldada, kui ma ei saa iseennast usaldada. Ja ma olen justkui nagu pannud need rasked otsused eemale ala mingite suhete lõpetamine. Või siis see, et hei, et mu tiim saab hakkama ka ilma minuta, ma ei kao ju mitte kuhugi. Kõik sellised kohad, et ma ei ole tahtnud ära valida. Ja kuna ma iseennast ei vali selles kohas, siis ma ei saa ka elu usaldada. Ja üks harjutus, mida ma tegin umbes mingi 15 päeva järjest, oli see, et ma kirjutasin üles neid uusi programme, et ma usaldan elu tingimusteta. Ja mingil hetkel ma sain aru, et ma ei saa kirjutada seda, sest ma ei usalda ja ma jõudsingi sinnamaani välja, et aga tead, mis ma ei saa usaldada, sest ma ei saa iseennast usaldada, sest ma ei ole valinud iseennast mingites kohtades. Sest ma olen kogu aeg pannud nagu teiste hoidmise, teiste heaolu nii palju ettepoole. Ja see on, kusjuures ma käisin psühhiaatri vastuvõtul, sest mul oli nagu see koht, et palju teraapiat üks inimene võib oma elu jooksul vajada. Siis ma nagu et nagu mis värk sellega on ja siis käisin ta vastuvõtul ja ütles, et kuule, Ekla, sul pole mitte mingit teraapiat vaja. Sul on vaja mingid asjad ära otsustada. Nagu lõpuks nüüd, otsusta need ära. Otsusta ära ja sul ei ole vaja teraapiat. ja siis ma nagu olin selle, et jah, ma kuulen sind. Jah, ma lähen teen selle töö ära. Ja ma tegin selle töö ära ja mulle tundub, et maailm ei ole kokku kukkunud veel. Ja tead mis? Nendes kohtades, kus meie julgeme teha sellised otsused, mis ei ole loogilised ja mis tunduvad nagu kastist väljaspool ja niimoodi, et miks sa niimoodi otsustad. Siis tegelikult, kui me teeme selle koha ära, selle otsuse ära, siis me inspireerime teisi inimesi tulema ka samasugustesse loomise hetkedesse oma elus. Kui meie otsustame ebaloogiliselt, siis nemad võivad ka kuulata oma südamekutset ja otsustada ebaloogiliselt, sest nad on näinud, et sina oled ellu jäänud. Aga sina oled tulnud siia ellu, et julgustada teisi ka oma südamekutset kuulama. Nii et
jah, siuke nagu selle koha peal on lihtne tunda ennast üksikuna ja nagu veidrana või nagu, et miks ma ei ole nagu normaalne või tavaline. Ja kui ma lepin selle rolliga, et ma ei saa kunagi olla tavaline, mitte keegi ei saagi mitte kunagi olla tavaline, sest meie elukutsed on kõik erinevad. Ja pigem on nagu äge just leida need inimesed üles, kes saavad aru, et neil on mingi elukutse ja toetada üksteist sellel teel ja nagu olla selline nagu nende pomponnidega tüdrukes nagu ja sa lähed ja sa suudad, ma tean, et sa ei tea mitte midagi, see on pea ees musta vette või nagu sa lähed üksi maad avastama, sul on ainult machete kaasas ja paned siin tihnik lendab varemale pasamale, aga sa ei tea, tuleb sealt mingi mõõkhambuline tiiger vastu või nagu poamadu on ja lähen ikka avastan, eks ju, et mine tee. Ja see toetuse koht minu meelest on meie generatsioonil praegu, tegelikult me leiame teekaaslaseid ja need on need õiged teekaaslased ja see on nagu see koht, mida ma täiega armastan. Et sest meie vanematel ei olnud seda kohta, sest polnud teekaaslased, siis polnud seda teadlikkust. Siuke, kui me oleme siin elu mõttest nagu rääkinud ja saanud teada, et ei ole ühte elu mõtet. Ja, et vastuseid tuleb justkui ise leida mõnes mõttes, eks ju. Tegelikult mitte leida, vaid isegi lasta endani jõuda. Et selles mõttes on see veel lõdvestunum ja nagu ei ole vaja nii palju pingutada, on ju. Mitte, et me mingi maailma meistrid selles oleks, aga jah. Meil on kodus, tuletas meelde, mida meil on kodus kotisaun, kahjuks korteri rõõmud, tavalist sauna pole, on infrapuna saun. Siis mõtlesin, et täna ma võtan selle, et seal lõdvestuda. Oh my God, see kõlab nii hästi. Praegu talvel nagu. Jah, järgmises koju ma tunnen, et vanni või sauna on vaja emkumb, et muidu ei ole mõtet liikuda siit. Jaa. Et täielik lõdvestus viimati saavutasin vannis. Ma tean, mul on täpselt sama. Mõnikord on nagu see, et nagu mu veearv, et ma ei taha seda rida näha, kommunaali on nagu sellel real. Et ma teekski siis siukse nagu lõpu või? No. Et koer siin juba tahab, mis sa tahad? Pissile, mängida, süüa, juustu, suhelda. Et elust me räägime surmast. Millal sa oled valmis surema? Kusjuures surma kohta ma just täna hommikul, kui ma tõusin, seesama Gary Sukov, tal oli imeline naine Linda Francis, 2 imelist hinge, aga Linda suri ära paar päeva tagasi. Ja siis Gary, kes on hästi valgustunud inimene, kirjutas sellest oma uudiskirjas, et kuidas sellega toime tulla ja tema loomulikult lähtub sellest kohast, et kui keegi sureb füüsiliselt ära, et hingeliselt ta ei ole mitte kuhugi kadunud. Hingeliselt me oleme olemas. Ja oma uudiskirjast ta nagu jagas, kuidas ta küsis Linda käest, et kuidas ma saan edasi minna, kui ma igatsen sind iga minut, iga sekund nii tugevalt, et ma olen halvatud, ma ei suuda oma eluga edasi minna, ma ei suuda luua, ma ei suuda mõelda, ma ei suuda süüa, ma olen täiesti väljas sellest süsteemist. Ja Linda ütles talle, et unusta ära minu igatsemine. Mis tundub täiesti võimatu, unusta ära minu igatsemine. Ma ei surnud selle pärast, et sind halvata. Ma surin selle pärast, et minu eesmärk oli täidetud, aga sa ei ole tulnud siia maailma vaata selleks, et olla nagu, et me oleme koos, vaid meil ikkagi on oma eraldi elu eesmärgid ja ma aitan sind hingena alati edasi, aga sa ei saa minna edasi, kui sa valid minu igatsemise, mis paneb sind nii-öelda emotsionaalses ratastooli ja hoiab sind võib-olla aastaid eemal sellest, et mida sa siin planeedil nagu edasi pead tegema. Et aksepteeri mind lihtsalt teisel kujul ja unusta nagu see vana. Ma arvan, et me selle surma nagu tragöödia, me ikkagi oleme jällegi oma teadvusesse justkui lubanud sellise draamana, sellepärast, et kui vanasti peremees või perenaine ära suri, oli ikka suur probleem küll. Kas või tõde ja õigus on ju, perenaine on surnud, ega see vaene Andres ei suutnud üksi toime tulla, et tal oli vaja seda asendust sinna krõõda asemele ja asendus ei kõlvanud ju tegelikult eriti kuhugi, et armastust ei olnud ja peksmine ja vanad armulood tulid meelde teiste inimestega, aga oli vaja, ehk siis vanasti tegelikult surm oli väga dramaatiline sündmus, aga ma arvan, et jällegi me oleme mõnes mõttes üks kõige õnnelikumaid generatsioone üldse, et meil on võimalus aru saada, et surm ei ole mitte millegi lahkumine ühest kohast, sest me ei saa kunagi suhtes olla üle seotud, kuigi me võime väga-väga hoolida. Aga see hoolimine peabki siis minema sellesse, et kui ma hoolin oma partnerist ja ma hoolin iseendast, siis ta on minuga
alati. Ja kui ma hoolin, no, minu partner ei tahaks kunagi, et ma langen depressiooni ja ma ei suuda mitte midagi teha. Mu partner tahaks, et ma elan oma parimat võimalikku elu ja see hing on kogu aeg minuga kaasas. Aga seda ei õpeta meile mitte keegi. Meid õpetatakse nutma, depressiooni langema, kaotama nagu elu mõtet ja kõike seda. Meil ei ole täna lihtsalt sellist justkui nagu õpikut, kuidas surmaga toime tulla. Ja surm ei ole mitte midagi hirmsat. Kes iganes on surmalähedast kogemust kogenud, ütleb, et seal puudub igasugune draama ja nagu valu ja nagu sükene, et see ei ole pime tuba, kus sa lähed nagu põrgusse mingi agooniasse, et see on kõike muud kui seda, et miks me peaksime siis seda kartma. Et pigem on see, et kõik on ju näguni laenuks ja aitäh, et ma sain selle inimesega koos olla. Jah, ma füüsilist kaisutust ja temaga koos, ma ei tea, hommikukohvi joomist, jah, ma igatsen, aga Linda ütles Carryle, et maised kogemused õige pea. Kui sa võtad selle draama ära, et mu füüsilist keha ei ole, siis maised kogemused õige pea pakuvad sulle rohkem rahuldust näguni kui minu igatsemine. Lihtsalt jõua sinna kiiremini, leia kergemini neid tegevusi, mis teevad sulle rõõmu ja minu igatsemine läheb sul kergemini meelest ära. Kui sa nagu nii tahtlikult ka, eks ju, proovid seda mitte igapäevaselt, eks ju, 24/7 kogu aeg üleval hoida oma nervisüsteemis. Kõlab väga revolutsiooniliselt, ma arvan. Ma olen ise selle teinud läbi niimoodi, et ma olin mingi sügavas leinas mingi 3 päeva ja pärast seda mul oli täielik puhtus ja täielik aksepteerimine ja täiesti uue koha pealt edasi minek ja ma olin tükkideks, mul oli nii valus, et ma ei saanud autoga sõita, ma pidin paluma sõbrale, et sõida autoga palun, sellepärast, et ma füüsiliselt lihtsalt lagunesin tükkideks ära, mul oli nii valus olla. Ja ma lasin sellel kõigel lihtsalt olla ja ma 3 päevaga sain ikka nagu elu kõige suuremast leinast läbi. Ja tead, mis, kui mõnes mõttes võib-olla lõpetuseks julgustuseks on see, mida ma ühes teraapiaseansis oma toreda terapeudiga ka sain, et ma olen oma seanssidel kogenud sellist tohutut kergust ja mõnu, mida meie hinged kogevad, kui nad koos on kuskil niisuguses hõljuks staadiumis, eks ju. Ja seal puudub selline maine, sa ei tunne külma, sul ei ole nii-öelda homse päeva muresid, sest et sa oled lihtsalt siuke energia kogum ja seal on nagu nii hea olla. Ja ma ütlesin terapeudile, et aga miks inimesed üldse siin maa peal nagu, et ma lähen hingede juurde, ma hängin seal nendega, et see on ju palju parem. Miks ma pean tulema piinlema? Just kui nagu piinlema, tegelikult me ju ei piinle, aga et miks ma pean seda nagu kitsikust endale valima aeg-ajalt. Ja terapeut ütles, et sa võid alati minna hingede juurde, keegi ei takista sind, see on väga okei valik, aga siis su hing ei ole saanud oma seda bugi, mis tal süsteemis on, ära lahendada ja su hing tuleb ja see sünnib siia maa peale tagasi, täpselt samat asja tegema. Kas see oleks parem, kui sa praegu aksepteerid, et sul on mingid ülesanded antud ja sul on vaja lubada sõnumite kohale jõudmist ja sa teed need praegu ära. Et su hing ei peaks 15 korda siia tagasi tulema ja uuesti kogu seda kadalippu läbi tegema, et tuled täiesti teadmatuna, siis hakkad kolistama neid samu ämbreid on ju, ja jõuad samasse kohta tagasi. Et tegelikult hing ei taha seda sinult. Hing tahab asjad ära lahendada, minna edasi ja siis hoopis uue koha pealt võib-olla edasi arenema hakata. Nii et pääsu ei ole, sa võid korraks nagu juhtmes ennast välja tõmmata, aga pikas plaanis on alati parem, et okei, vaatame olukorrale otsa, mida elu tahab läbi minu teha ja tuua praegu ja leppida sellega ja siis nagu lasta elul sellel juhtuda. Võttis mõtlikuks. Minul tuleb nüüd see sisemise kontrolli osa tuleb peale ja ma vaatangi kohe, et kui see mõistus võtab üle, siis kaob see voolav diskussioon ära. Mu peas on see, et kuidas lõpetada, eks ju. Naljakas, déjà vu tunne on nagu mingite saadetega. Sa tahad mingit mõtet anda kaasa või tahad sa midagi praktilist anda kaasa? Ma tunnen, et minu soov oleks see, et sa tunned, et sa oleks saanud kõik ära öelda. Kas sul on mingid turunduslikud kanalid või teadanda, mida sa tahad välja öelda? Mul on praegu ainult üks turunduslik kanal, et selle kõige kõrval, et ma loon midagi uut, mida ma veel otseselt võib-olla sellest saame rääkida siis, ma ei tea, X kuu pärast, eks ju. Et endiselt ma väga hea meelega õpetan Amazoni ettevõtjaid globaalsel e-kaubandusplatvormil Amazon toimetama, et kui sa tahad piiluda sisse, siis otsi mu YouTube'i kanali ülesse.
mis see nimi on? Egle Raadik on YouTube'i kanal ja amazonikool.ee ja kui sul rahaliselt on kitsikus nagu meil kõigil, et siis kirjuta mulle, et on variante ka, kuidas ma saan sind ilma rahata võtta oma tiiva alla, nii et... Issand, me ei jõudnudki täna üldse Amazonist nagu rääkida. Ei, aga just see on nagu oluline. jah, aga sellest saab alati rääkida hiljem ka, et see on lihtsalt globaalne suur. Ma ütleks, et eestlased on nii nutikad, nagu me korra rääkisime, et me oleme pidanud nagu sitast saia tegema ikka nagu 1000 aastaid, et me oleme nii nutikad, nii tublid, nii optimaalsed, nii hästi organiseeritud inimesed. Meil manjanat ei ole ju peale juulikuu ei saa toimuda. Ja üks rekord vähe neid riigipühe on. Ja need on ka nagu, kui on jõulud, siis on 24, see on laupäev. et meil on juba nii-öelda, meil on selles mõttes, meil on väga hea baas, et geneetiliselt me oleme harjunud mitte võtma asju iseenesest mõistetavana ja selle globaalsel areenil on eestlastest ettevõtjad väga kõrges hinnas ja selle pealt luua globaalset e-kaubandusäri, kus sa põhimõtteliselt kaupa ei katsu. Kliendid on teistel kontinentidel, räägivad teisi keeli, tehased on, ma ei tea, Hiinas või Vietnamis, eks ju, on nii lihtne, sest et me oleme harjunud keerulisi asju tegema ja see ei olegi lõppkokkuvõttes üldse nii keeruline. Et meie jaoks, ma ütleks, et mingi suvalise Hispaania sellisele 25-aastasele noorele võib-olla tunduks just palju suurem hiina keel, sest ta on kuidagi harjunud, et asjad juhtuvad tema elus, aga me ei ole harjunud, et asjad juhtuvad meie elus. Me teame, meil on küttearved, meil on mingi ports haridust vaja saada, et kuskile jõuda on ja me oleme harjunud sellega, et meil on see latt suhteliselt kõrgel ja selle pinna pealt teha globaalset äri pisikesest Eestist on väga okei pinnas. Jah, naturaalselt me juba saame palju paremini hakkama. Nii, aga jätame siis Amazoni järgmiseks saateks. Mis pealkirja sa täna selle saatele nüüd tahaksid panna? Ma vetsus käisin, siis mul tuli see õige pealkiri täitsa nagu seal poti peal kuidagi, ma ei tea, mis värk on. Aga nüüd ma tuletan meelde. See on midagi seotud sellega, et mis on nõutav selleks, et ise ennast kogu aeg uuesti leiutada. Või et see üks inimene, kes ma täna olen, see ei ole see lõplik inimene või siis, et kuidas päriselt ongi see, et sa oled nagu kass, kellel on 9 elu. Ja siis me justkui nagu ignoreerime seda, on ja. Et midagi sellega seoses, ma arvan, et me siin sinuga natuke nuputame veel. No mul oli kass ja 9 elu, eks ma sõnastan selle pärast. 9 elu, mis sa arvad, mitmes elus on minekul on praegu? Kuidas on see, et kuidas on okei kogu aeg olla erinev inimene või nagu kuidas kogu aeg muutuda niimoodi, et ei oleks imelik tunne? Midagi sellist, eks ju. Jah, tegelikult küll, see on päris raske tegelikult. Et just midagi paika saanud, näiteks mõtlen, et kodu, mingi siukene... Et naudi siis seda nüüd on ja. Tegelikult see on lihtsalt platvorm, et minna edasi järgmisele astmele, kus tuleb posu mingisugust jama jälle vastu on ja. Mis justkui nagu tundub, et miks sa seda endale kõike ellu valid, sest sul on ju kõik olemas. Jah. See on sama, et uus töö, uued väljakutsed. Miks me teeme seda endale nii, eks ise teeme? See on see kõige ägedam koht, sest kui me oleme üksteisele teekaaslaseks siin, sest see on mega põnev. Kõik asjad, mis tulevad välja. Minu sugulane õppis EKAs kunsti ja läks õppima kõrgemat füüsikat. Nagu kui äge see veel on. Oh my god, jaa, täpselt seda meie elu praegu nagu vajabki inimesi, kes panevad täiesti õli ja vee kokku ja sealt tuleb mingisugune šampus on ja sa ei tea seda. Sellest on kunagi kokku pannud ja see ongi see elu nagu vürtsikus, magusus. Jesus, nagu täpselt selleks me olemegi siia planeeti tulnud, et midagi sellist teha. Kohe meenus, et Uus-Meremaal pidigi normaalne olema, et vaata, õpid võib-olla arst, oled 10 aastat ja siis järgmised 10 aastat arhitekt, et ongi ühiskond ja süsteem toetab seda, vahetavad eriala. Ja siis võibki sündida midagi palju rikkalik. Ja see, et me täna sellest räägime, ma arvan, et see vähemasti ühte inimest, kui me vähemasti ühte inimest julgustame, et on okei muutuda raamatu, ma ei tea, kogu hoidjast aktuaalse kaamera diktoriks. Või vastupidi. Või vastupidi. Kui see toob südamele rahu. Jaa. Et võib-olla ei peagi alati muutuma keerulisemaks. Sest teatav baasrahu, mida inimesed ilmselt mingisuguses eluhetkes oma ellu väga tahavad ja teistelt otsivad, on väga magneetiline, väga seksikas, väga ligitõmbav ja baasrahu
mis tuleb nagu, mida rohkem täis on hing, see ei eelda, et sa teed 15-tunniseid tööpäevi. See pigem eeldab suuremat kontakti suurema hingega ja et me ei lükka nagu eemale seda tõde, mida hing meile kogu aeg saadab. Hispaanias olles ma tätoveerisin endale käe peale. Siuke tätoveering. Intuition. Ehk siis ainuke keel, kuidas me saame tõde kuulda. Mis sul intuitsioon praegult ütleb? Et kui tulevad uued teemad, siis me võime teha uue saate. Selge pilt. Sellega siis tõmbame tänase episoodi kokku. Oli täielik rännak. Üldse ei kujutanud ette, millest me rääkima hakkasime ja täielik rännak oli. Kõrgematesse sfääridesse. Ja. Aitäh selle vestlusest. Aitäh sulle. Aitäh kuulajad ja vaatajad, kes pidasid lõpuni vastu. Kui sulle see teema huvi pakkus, siis jaga seda ka teistele. Ja kirjuta, joonista, pildista, kuidas sa seda saadet kuulasid. Ja näiteks, kui sul on isu mõne külalise, tead, ma kasutan hoopis sind ära, Egle. No. Et kuulaja lõpuni, et kui on külaliste soovitusi või soove, siis anna teada. Ja Egle, keda sina soovitaksid saatesse kutsuda? Keda sa kuulaksid hea meelega? Keda ma kuulaksin hea meelega? No Alar Tammingut alati kuulaks väga hea meelega. Väga-väga hea meelega. Huvitav, kuidas ta oleks, kui lihtne teda saada oleks? See pole minu probleem. Tegelikult nagu inglise keeles öeldakse pick your battles. Kõiki muresid ei ole vaja kohe ära nagu lahendada. Jah, ma võib-olla praegu ütleksin tema, sest et tema on väga see teekond, mida meie praegu käime, et tema tegi selle ära oluliselt varem ja oluliselt nagu keerulisemas keskkonnas. Nii et ja ta on täiega elus. Täiega elus ja ei nälgi ja väga selline äge lai silmaring on tal ka, nii et oh my god, ma kuulaks selle saate võib-olla 3 korda järjest läbi. Sa võtan selle mingiks hooaja lõpubossiks. Jah, et kuidas nagu just tema puhul, et kuidas teha suuri muutuseid niimoodi, et see tegelikult selles protsessis ei tapa iseennast ära mutta tallates, sest ma tallan ennast nii nagu mutta ära ja siis me ei näe enam ühtegi võimalust, ainuke viis on tagasi, tegelikult peab minema edasi. Ja tema on üks, kes on suutnud teha seda oluliselt nagu kreisimal ajal kui meie. Aitäh. Aitäh. Punkt.